Nii, teema on teile kõigile teada, see on siis meie kodanikuhariduse seis ja mida seal siis peaks tegema paremini või edasi tegema. Ja sissejuhatuseks tahan öelda seda, et üks riik või ka siis rahvus on nii tugev, kui on tugevad tema kodanikud. Riigi tugevust ei määra mitte tema majanduslik arengutase niivõrd või siis tehnoloogiline arengutase, vaid just see, kui tugevad arenenud on tema kodanikud. Ja kui me soovime, et Eesti oleks tugev riik, siis me peaksime hoolt kandma ka selle eest, et tema kodaniku haridus, juurde tuleb põlvkond, oleks hästi ettevalmistatud ja kuuluks ühte selle ühiskonnaga, kus me elame ja oleme. Tänase ürituse vahetuks ajendiks olid mitu asja. Üks nendest on siis MISA ehk siis MISA nõukogu pöördumine meie kahe komisjoni poole, Migratsiooni ja Integratsiooni Sihtasutuse, meie inimesed, pöördumine meie kahe komisjoni poole, et me võtaksime selle teema kuulamisele, arutamisele ja teiselt poolt on see sama ettepaneku või ka kooskäiv ja samal ajal ka eraldiseisvaks ajendiks see, et teatavasti me oleme võtnud kavva tuua kohalike omavalitsuste valimisiga allapoole 18. eluaastalt 16. eluaastale, mis tähendab seda, et juurde tuleb suur grupp valijaid, kes on siiamaale veel siis koolis ja seetõttu võib-olla oleks vaja nende noorte ühiskonnaõpetust ja kodanikuõpetust vaadata üle, et teha see lülitumine siis avalikku ellu lihtsamaks ja produktiivsemaks. Ja see ongi siis võib-olla kaks olulisemat tegurit, miks me peaksime siis üksteist ära kuulama, oma ettepanekutega välja tulla, et saaks välja tulla oma ettepanekutega ja püüaksime siis edaspidises tegevuskavades neid ettepanekuid ka arvestada. Peale selle on tulemas valimised ja ka valimisplatvormide koostamine, tegevuskavade koostamine käib, nii et arvata on, et see on päris õige aeg nendel teemadel rääkida. Ja üks asi on siis rääkimine, millest kõik peale hakkab, aga teine samm on siis see, kuidas seda kõike siis edaspidi ka ellu viia, mis on võib-olla rohkem siis nagu kultuurikomisjoni teema. Ole hea, Lauri, ma annan sulle sõna üle. Aitäh, Rait. Ma arvates väga positiivne, et juba mitmendat korda on see teema siin Riigikogus ka laua peal, ja mitte ainult Riigikogus, vaid ka laiemalt Eesti ühiskonnas tervikuna. Kodanikuühiskonna arendamine, inimeste kaasamine ja koostöö on olnud aktiivselt erinevate kohtumiste temaatikaks. Ma loodan väga tõesti, et tänase arutelu tulemusena ka me saame reaalseid sisendeid ka selleks, et siin Riigikogu tasandil teha vajalikke otsuseid, millest ühte suurt juba Rait ka mainis, mis puudutab siis noortele täiendava valimisõiguse andmist siis 16-aastastele kohalikel valimistel. Nii et igati positiivne, et teemad on täna taas kord laual. Ja kaks märksõna, mis minu arvates kodanikuühiskonna arendamise valdkonnas ja noorte kaasamise valdkonnas on läbivad, ongi koostöö ja kaasamine, ehk et siis koostöö kohalikul tasandil ja ka riigi tasandil, et meie noored oleksid kaasatud ka erakondade programmide koostamisse, kohaliku elu juhtimisse. Ma mäletan omast ajast, kui me 15 aastat tagasi Haapsalus noorteklubi tegime, siis meid kutsuti kogu aeg linnavalitsusse, küsiti meie käest, kuidas meie näeme, et linnaelu paremaks muuta ja mida võiks valimisprogrammidesse kirjutada ja nii edasi. Et see kaasamise koostöö pool oli vähemalt minu juhitud noorteorganisatsioonis väga hästi tunda ja ma väga loodan, et see saab olema ka jätkuvalt ka mujal Eestis nii. Mu hinnangul väga oluline on see, et meie noored kuskile noorteorganisatsiooni kuuluksid, olgu see siis poliitiline noorteorganisatsioon, olgu see spordiklubi, üliõpilasesindus, õpilasomavalitsus,
skaudiring, mis iganes. Et mis iganes organisatsioon see on, kus seistakse ühiste väärtuste eest ja võideldakse ühiste eesmärkide nimel, see ongi tegelikult ju see, mida me loodame, et meie noored oleksid ühiskonnas aktiivsed ja seisaksid oma seisukohtade eest. Ma arvan, et probleem pole isegi mitte niivõrd noorte aktiviseerimises, kui me räägime sellest, et viimasel ajal just nagu noored on passiivsed ja valimistel ka 18-aastased noored nii aktiivselt ei osale, vaid ma usun, et pigem tegelikult on probleem nende huvide või fookuse paika sättimises, sest et 15 aastat tagasi, jällegi tuues oma näidet, oli meil Haapsalus 350 noort, kes aktiivselt olid noorteklubis tegevad. Aga täna on sest ainult 5 meid järgi. Ma arvan, et oma rolli mängib siin kindlasti ka interneti ajastu ja see, et meie noored veedavad üha rohkem aega arvutites ja muudes keskkondades, ehk et siis mitte niivõrd aktiviseerimine, vaid pigem noortes taaskord huvi äratamine ühiskonnaprotsesside vastu on see, millega me peame kindlasti tegelema. Nüüd see valimisõiguse langetamine 16. eluaastale minu arvates on tõepoolest suur samm edasi, et mida varem me suudame oma noortes tekitada harjumuse käia valimas ja harjumuse tunda vastutust ja reaalselt seda, et meist sõltub see, kuidas ühiskonnal edaspidi läheb, et seda parem, et loodetavasti juurdub see siis ka noorte käitumisharjumustesse ja nad jäävadki korrektselt ka valimas käima, et see on mu hinnangul ääretult oluline. Veel üks hea näide, millele mul on hea meel, et siin on aastaid koos käinud siin meie parlamendi majas 101 noort Toompeale, 101 last Toompeale projekt ja sel aastal on nendelgi kavas läbi teha uuenduskuur, ehk et siis küsiti komisjonidelt reaalset sisendit teemade näol, mida võiks arutada ja loodetavasti tuleb siis nende arutelude käigus ka juba konkreetseid ettepanekuid ka meie parlamendi töösse, mida me saaksime veel paremaks muuta. Et see on ääretult positiivne. Ja siin mainitud ühiskonnaõpetuse ainekava kaasajastamine ja kohandamine tänaste oludega on samuti tähtis. Ma loodan, et sellele saab ka tänaste arutelu käigus tähelepanu pööratud. Ja siin on just hästi tähtis see, et senisest veelgi enam minu hinnangul sellesse programmiga praktilist tegevust, kas või ühist hääletama minekut või midagi sellist, mis noortele praktiliselt kätte näitab, rohkem rakendada. Aga üldjoontes mu meelest hästi tähtis kõigil noortele sisendada seda, et oma arvamuse omamine, selles seismine ja vajadusel ka võitlusesse minek on hästi tähtis, et see arvamus tuleb kindlasti välja öelda, mitte jätta enda teada ja loota, et äkki kuidagi asjad lähevad. Nii et ma soovin meile ühiseks aruteluks jõudu jaksu ja loodan, et saame häid sisendeid. Aitäh! Nii, meil on eelnevate läbirääkimiste käigus kokku lepitud 6 rääkijaga ja kõigepealt vast oleks mõistlik, et nad kuulame nemad ära ja siis vahetame mõtted omavahel, mida siis nende ettekannete pinnalt on kerkinud. On hea meel, et meil on võimalus ära kuulata ka haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski, kes siis räägib oma ametkonna vaatepunktist ja võib-olla siis ka midagi isiklikust vaatepunktist juurde. Ma ei tea, see on Jevgeni otsustada, aga me kuulaksime siis ministri ettekande ära ja siis läheksime teiste ettekannetega edasi. Meil on kokkulepe, et minister räägiks kuni 15 minutit ja võib-olla siis sealt edasi saame teiste ettepanekute juurde minna ja ka edaspidi arutleda. Ole hea, Jevgeni. Aitäh, lugupeetud Riigikogu liikmed, head kuulajad. Tõepoolest annan lühikese ülevaate, ametkondliku ülevaate sellest, mis on kodanikuhariduse seis üldhariduses ja siis teisest ametkondlikust osast ehk siis noortepoliitikast, siis, mis on see riiklik raam ja seejärel võib-olla ka mõned enda mõtted või siis nad kuidagi mahutuvad võib-olla sinna ametkondliku ülevaate hulka. Et üldiselt on seis kodanikuharidusega sama hea, kui on seis Eesti koolidega üldiselt, et need
murekohad või võimalikud muutused, mida vaja oleks, on kodanikuharidusest märksa laiemad, sest eks üks asi on see, mis on riiklikes õppekavades või seadustes kirja pandud, teine asi on see, et kuidas see reaalse rakendamiseni reaalses koolis jõuab ja siin on esinduslikud esinejad, kes võivad seda praktilist poolt omalt poolt ka sisulisemalt kommenteerida. Et riiklik raam on siis selline, et riiklikus õppekavas on esiteks üldpädevustena kirjas üsna palju olulist, siis kodanikuks olemist kujundatakse intensiivselt sotsiaalvaldkonna pädevuste kaudu, seda siis tehakse eeskätt ühiskonnaõpetuse aines, aga nende üldpädevuste arendamine on ka ajalooõpetuses, inimeseõpetuses, mitmes valikaines, nagu näiteks usundiõpetus, riigikaitse. Üldpädevuste kujunemine on siis selline õppekava mõttes siis selline kõige laiem raam, millest siis kool oma töös peab lähtuma, ehk siis üldpädevuste õppe tuleb siis integreerida sisuliselt kõikidesse võimalikesse tundidesse, kus seda on võimalik teha. Loomulikult see, mil määral see üldpädevuste arendamine praktikas igas konkreetses koolitunnis või koolis toimub, selle eest vastutab eeskätt õpetaja ja laiemalt siis kool. Ja sellest tulenevalt kindlasti on ka praktikas üsna palju ka ütleme erinevust erinevate koolide vahel, erinevate õpetajate vahel, kuidas ja mil määral seda siis tehakse. Aga üldine suund õppekava arendusel on olnud ja jätkub selles suunas, et üldpädevuste roll on järjest tähtsustunud, ehk siis me tahaksime välja murda sellest, et mingeid konkreetseid asju õpetatakse ainult ühes tunnis, et see tekitab selliseid, eraldi selliseid silotorne, kus õpilastel on raske tundide vahelisi seoseid luua. Teisest küljest siis kodanikuhariduse mõttes arusaadavalt panustab konkreetse õppeaine mõttes kõige rohkem ühiskonnaõpetus. Ühiskonnaõpetusel on ka oma õppekava ja siis seda tehakse sisuliselt juba esimesest kooliastmest küll, ütleme niimoodi, laiemalt klassiõpetaja siis poolt üldpädevuste arendamises, aga edasi siis ühiskonnaõpetus konkreetsemalt siis teises kooliastmes, see on 4.–6. klass, kus õpetatakse demokraatia põhimõtteid ja nende toimimist koolis, sissejuhatust Eesti riigi institutsioonidesse, põhiseadus, kodanikualgatus, kodanikuühendused, kultuuride, religioonide kirjusus maailmas, informatsiooni leidmise oskus. 3. kooliastmes 8.–9. klass siis lisaks eelnevale mainitule siis süvakäsitlus autoriõiguse teemal, reklaami funktsiooni mõistmine, avaliku eraelu piiride mõistmine, oskus avaldada arvamust ajakirjanduses ja uurimistöö kirjutamine. Gümnaasiumis siis kõik need tegevused ja teemad on siis suuremas detailsusastmes käsitletud, uuesti ja mahukamalt on siis toodud sisse tööturu toimimise põhimõtted teemadena, rahvusvaheliste konfliktide põhjus-tagajärg seosed ja toimimise mehhanismid, humanitaarõigus. Nagu te nendest märksõnadest saate aru, et märksõnadena on nad kõik meil kenasti kirjas, see, mil määral ta siis konkreetselt ja mil viisil ta konkreetselt igas koolis siis teostub, sõltub juba konkreetsest õpetajast. Selle teema puhul, mis puudutab siis õppekava, nii selle üldosa ehk siis neid üldpädevusi kui ka konkreetset õppeainete õppekava, siis seal loomulikult mingit erinevust eesti ja vene õppekeelega koolide vahel ei ole, see raam on täpselt sama, loomulikult taaskord küsimus praktikast, mida siis teised osapooled oskavad siis paremini kirjeldada. Nüüd üldpädevuste puhul on oluline välja tuua muidugi ka see, et üldpädevuste arendamisse panustab terve kool siis tervikuna, mitte ainult üks konkreetne õpetaja. Me oleme siin õpetajauuringus ka näinud seda, et meie õpetajad on väga hästi koolitatud, nad on üldiselt
siis ka teadlikud kõikidest teemadest ja õppemeetoditest, kuidas erinevaid asju teha, aga kui neilt küsitakse, et mil määral neid siis uusi õpetamise metoodikaid konkreetses tunnis rakendatakse, siis väga tihti seda tehakse mitte väga süsteemselt, ütleme pehmelt, et väga tihti need teadmised, kuidas mõnda teemat õpetada ja õpetada seda sellisel viisil, et oleksid seosed erinevate õppeainete vahel ka efektiivselt tekiksid, et seda on vähem kui me tahaksime ja siin on kindlasti kandev roll ka koolijuhil, kes peab siis kujundama sellest koolist ka tervikuna siis organisatsiooni, kes nende üldpädevuste saavutamisele on suunatud. Õpetajate puhul siis õpetavad ühiskonnaõpetust valdavalt ajaloo ühiskonnaõpetuse õpetajakutsega inimesed, neid koolitab nii Tartu Ülikool kui ka Tallinna Ülikool. On loomulikult välja antud õpikuid, kõige uuem on välja antud aastal 2014 ja vastava siis valdkonna õpetajad ka ise aktiivselt panustavad läbi Eesti Ajaloo Ühiskonnaõpetajate Seltsi siis nende õppematerjalide väljatöötamisse. Ministeeriumil on kindlasti väga suured ootused sellele koostööle ja Ajaloo Ühiskonnaõpetajate Selts on olnud väga hea koostööpartner selleks, et neid teemasid arutada. On haridusministeeriumi toel toimuvad selle seltsi iga-aastased siis suveakadeemia siis seminarid ja konverentsid. Oleme laiemalt siis püüdnud maksimaalselt kaasata spetsialiste endid selle teema siis selliseks metoodilisse ja sisulisse juhtimisse. Aga nüüd mõned enda mõtted siis, eks see mure on ikka see, et ühelt poolt on tihti õpetajad õpetavad oma ainet, ehk siis meil on vähem sellist erinevate õppeainete lõimimist, kui me tahaksime. Eks me kõik mäletame oma kooliaega, kus ühes tunnis räägiti ühte teemat, teises tunnis räägiti teist teemat ja seda, et nende kahe teema, ütleme paralleelselt ühiskonnas toimuva teema seoste mõttes ei olnud alati mitte kõik tehtud, et need seosed tekiksid. See on nüüd ka laiemalt küsimus sellest, et lisaks sellele, et meil oleks vaja rohkem mitme aine õpetajaid ja meil oleks vaja, et koolides õpetajad omavahel, erinevate ainete õpetajad omavahel rohkem koostööd teeksid ühistunde ja nii edasi, on see ka küsimus koolile endale sellest muutuvast õpikäsitlusest tulenevalt, et me tegelikult endiselt Eesti kool suures plaanis on siis suunatud või fokusseeritud selliste akadeemiliste oskuste edasiandmisele, mingite faktide äraõppimisele. Ja oluliselt vähem on seda rolli, mida võiks siis koondnimega nimetada kodaniku kasvatuseks, ehk siis inimese kasvatuseks, ehk siis selleks, et see päriselt ka toimiks, on loomulikult vaja, et kool iseenesest oma toimimises oleks organisatsioon, mis on suunatud sellise demokraatliku ühiskonna liikme kasvatusele. See tähendab, et kool oma sisemistes protsessides peab ka kindlasti olema demokraatlik, aga et laiemalt üldse see arusaam sellest, et kooli esmane eesmärk on kasvatada inimesi, kasvatada täisväärtuslikke ühiskonnaliikmeid, kes loomulikult peavad ka üht-teist teadma, aga et see fookus võiks pigem olla ümber pööratud teistpidi. Et see arusaama muutus on üsna visa tulema, selle nimel on üksjagu pingutatud ja õpetajaid koolitatud, aga see on üsna selline aeganõudev protsess. Kunagi on minu meelest hästi öelnud selle kohta Ameerika filosoof John Dewey, kes on öelnud, et haridus ei ole mitte ettevalmistus eluks, vaid elu ise. Ehk siis kui me tahame, et inimesed pärast seda haridussüsteemi oleksid mingisuguste siis omadustega kodanikud, siis selliseks tuleb nad kasvatada juba koolis endas ja see ei ole mitte teoreetiline, vaid sisuliselt siis on võimalik saavutada see kaudu, et see kooliorganisatsioon ka nende hoiakute kujunemist tervikuna toetab. Teine teema, mis on koolide puhul taaskord meil üsna selline üldine mure, on see, et Eesti kool on üsna suletud organisatsioon,
et lapsevanemad näevad ka tihti seda, et nad annavad lapse hommikul üle kooli lävepaku ära, õhtul saavad sealt valmisprodukti tagasi ja kui see siis produkt on kehv, et siis on kool teinud halba tööd, aga seda, et toimuks tegelikult selline süsteemne pidev suhtlus kooli ja kodu vahel, seda on üsna vähe. Siin on kindlasti muresid õpetajate töökoormuse ja muude küsimustega, aga probleem on endiselt olemas, et seda igapäevast otsest suhtlust kooli ja kodu vahel ei ole liiga palju ja seda võiks abstraheerides nimetada ka ju tegelikult suhtluseks kooli ja ühiskonna vahel, et ka seda seost sellega, mis toimub ühiskonnas ja sellega, mis toimub sellises ühiskonna väikses mudelis ehk koolis, et seda seost on natukene vähe. Siis kooli avamine ühiskonnale tähendab tegelikult ju ka seda, et kui me mõtleme kodanikuharidusele eriti, et ühiskonna ja ajaloo õpetajad on kindlasti väga tublid oma töös, aga selleks, et päriselt kujuneks pilt sellest, mis asi on ühiskond ja missugused on need kodanikuhoiakud, oleks minu hinnangul väga vaja, et Eesti kool oleks avatud ülejäänud maailmale ka selles mõttes, et koolis nendesse konkreetsetesse tundidesse, teistesse tegevustesse oleksid kaasatud koolivälised isikud. Meil on olnud siin häid näiteid ka näiteks Tagasi kooli projektiga, kus inimesed siis väljaspool kooli on tulnud kooli ja rääkinud oma kogemusest. Need on olnud nii poliitikud, kes on rääkinud, mis asi on riik või kohalik omavalitsus, aga need on olnud ka ettevõtjad, on olnud kodanikuühenduse aktivistid, kes iganes, inimesed, spetsialistid, kes räägivad sellest, missugune on elu väljapool kooli. Ja minu hinnangul on see väga oluline, vajalik formaat ja seda tegelikult võiks olulisel määral ka laiendada, et siin eelmine nädal siin samas ruumis oli näiteks Arengufondi konverents, kus arutleti ettevõtlikkuse üle ja et Eesti kool ei kasvata piisavalt ettevõtlikke noori, mis on ka tõsi. Ja sealt kõlas see mõte, et kõik ettevõtjad peaksid siis võtma oma missiooniks siis kooli minna näiteks mingit tundi andma. Et selleks on tegelikult formaat olemas, seesama Tagasi kooli. Tegelikult ei ole ka seda otseselt vaja, et eks kooliõpetajad aeg-ajalt ju kutsuvad ka inimesi koolist väljapoolt ja seda tüüpi siis mõttevahetused konkreetsete siis spetsialistidega väljaspool koolitundi, ma arvan, et see võiks olla üks selline edasiminemise koht, kus oleks võimalik õpet ka natukene sellist praktilisemaks ja huvitavamaks muuta, ehk siis me ei räägi mitte lihtsalt Eesti, institutsioonide toimimisest kodaniku või selle ühiskonnaõpetuse õpiku järgi, et meil on seal parlament ja valitsus, vaid reaalselt tuleks ka keegi parlamendist näiteks kooli ja räägiks, mis tähendab seda, mida see tähendab, et Eestis on parlament ja millega ta tegeleb. Nii, siis ma olen juba aja täis rääkinud, jah? Paar minutit siis kiiresti räägin teisest väga olulisest poolest, mis on siis mitteformaalne õpe, siis, mis võib toimuda kas koolis sees või koolist väljas. Mitteformaalne õpe siis koolides endis tähendab siis põhimõtteliselt noorte osalemisvõimalusi koolielu korraldamisel kooli sees. Siin me räägime õpilasesindustest, meil on ka esindaja olemas Õpilasesinduste Liidust, kes võib sellest põhjalikumalt rääkida, et kuidas oleks võimalik kaasata õpilasi endeid rohkem koolielu korraldamisse, sest see on taaskord, et kui me räägime sellest, et me tahame kasvatada kodanikku, kes oskab võtta vastutust selle konkreetse kooli näiteks korralduse eest või võtab vastutust ühiskonna asjade eest, et siis õpetamine või see arendamine peab toimuma juba koolis endas ja õpilasesindused on kindlasti üks viis, kuidas seda teha. Probleem minu hinnangul on hetkel eeskätt seisneb selles, et meil selline kodaniku noorte aktiivsus koolis on peaaegu kõikides koolides olemas, aga tihti on väga kitsas, ehk siis ta on keskendunud 1-2 inimesele ja kui need 1 või 2 inimest lõpetavad kooli ära, lähevad eestvedajatena eest ära, siis tihti laguneb kogu see pikaajaline tegevus ära, nii kaua kuni tuleb järgmine inimene paar aastat hiljem kuskilt peale, kes
kes siis on taaskord aktiivne ja valmis seda protsessi vedama, aga sellest ma siis lasen rääkida teistel inimestel. Ja teine teema on siis laiemalt noortepoliitika valdkonda kuuluv siis mitteformaalne kodanikuharidus, mida tehakse siis väljapool kooli läbi noorteühingute, kellel on oma katuseorganisatsioonid, Noorteühenduste Liit ja mõned teised. Meil on avatud noortekeskused, kes on siis samuti tegelikult panustavad nii oma igapäevases töös kui ka läbi erinevate projektide kodanikuharidusse väljapool kooli. Meil on mitme ministeeriumi erinevad organisatsioonid, näiteks Kaitseministeeriumi Kaitseliidu noorteorganisatsioonid, kes tegelevad noorte hoiakute kujundamisega. Ja samuti siis olulise teemana kindlasti ka maakondlikud ja kohaliku omavalitsuse noorte osaluskogud, kelle arv on siin aastast 2008 kasvanud sisuliselt 4 korda. Aastal 2008 oli neid 20, nüüd on meil neid 81, nii et noortepoliitikas on viimastel aastatel, siin 2006–2013 on tõesti toimunud märkimisväärne selline hüpe, süsteemne hüpe, kus noortega aktiivsust edendavaid organisatsioone on tulnud juurde sadade kaupa ja ka nende noorte hulk, kes on hõlmatud nende tegevustega, et nende hulk on ka märkimisväärselt kasvanud. Nii. Ma rohkem praegu ei räägi, et aega kokku hoida. Aitäh! Aitäh, Jevgeni! Mulle jäi sellest jutust kõrva 2 märksõna. Üks on need ainete silotornid, mis meil hariduses ikka siiamaale on, ja teine tsitaat, õigemini mida sa ütlesid, et haridus on elu ise. Nii et nendel teemadel ilmselt peaksime edasi rohkem rääkima. Aga edaspidi annaksin sõna siis Eesti ajaloo- ja ühiskonnaõpetuste seltsi esimehele Madis Somelarile, kes 10 minuti sees valgustaks seda siis, kuidas nende poolt asi välja näeks. Ja, või siit poolt. Nii, on kuulda häält. Et Madis Somelar, siis Eesti ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate seltsi esimees. Et väike foon ka, et selts tegutseb siis aastast 1993 ja hetkel on 341 liiget. Kui see teema päevakorrale tõstis, et kas 16-aastastest siis anda alates valimisõigus kohalike omavalitsuste volikogude valimistel, siis me käsitlesime seda teemat meie seltsi üldkoosolekul märtsis 2014. aastal. Ja me palusime õpetajatel kujundada oma seisukoht, kuulata oma õpilasi ja kui meil toimus novembri alguses Tallinna Reaalkoolis Eesti ajalooõpetajate 6. kongress, siis tagasiside raames me küsitlesime ka õpetajaid sellel teemal. Et ma esitlen täna selle tagasiside raames või nii-öelda minireferendumi raames saadud tulemused, et need ei peegelda siin küll üksüheselt minu isiklikke seisukohti, aga lihtsalt ma toon teile välja, et mida siis need 170 inimest nagu arvasid. Kõigepealt, et see küsimus, et kas toetate 16-aastastele kohaliku omavalitsuse tasandil valimisõiguse andmist ja seisukohta tuli ka põhjendada siis. Ja seal olid siis peamiselt Eesti ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajad, kes vastasid, mäluasutuste esindajaid oli ka ning aineliitude koostöökojast ehk siis teiste aineliitude, teiste õpetajate esindajaid samuti, sest nagu härra minister ütles, siis üldpädevused on midagi sellist, mida tegelikult mille saavutamist peaksid toetama siis ka teised aineõpetajad. Ja tulemus oli siis selline, et jah, vastasid 58 ja ei vastuseid oli siis 108 ning arvamus puudus 4. Ja peamised jah-argumendid siis, et miks siis võiks anda 16-aastastele valimisõigus, et see tasakaalustab vananeva elanikkonna vaateid. Ja teine oluline koht, mida rõhutati, oli see, et noorte otsustusõigus tugevdab sidet kodukohaga. Ja juurde tõime ka tegelikult selle sama nagu aineteadlikkuse, et 9. klassi õpilane on just vahetult õppinud ühiskonnaõpetust, mis tähendab siis seda, et erinevatest valdkondadest ühiskonnaõpetuses on ta oma põhiküsimustele kindlasti just selgitused saanud. Ja väga oluline pool, milleni tegelikult peaksime me jõudma ka oma riikliku õppekava nagu õpitulemustega, on see, et 9. klassi lõpetaja siis
oleks ka selline vastutustundlik kodanik. Nüüd lisaks sellele toodi välja, et see aitaks kaasa siis huvi tõstmisele, motiveeriks noori rohkem poliitika vastu huvi tundma, noorte probleemid oleks esile toodud ning üks huvitav aspekt ka veel, et noored aitaksid kaasa oma perede politiseerumisele. Et võib-olla noortele sellises vanuses valimisõiguse andmine tooks üldiselt rohkem kodanikke või siis hääleõiguslikke inimesi valimiskasti taha, sest nad lihtsalt hoiaksid peres seda vestlust aktuaalselt üleval. Nüüd ei argumentidest domineerivad tegelikult olid siis kaks asja, et elukogemus puudub ja teine asi on see, et umbes 2/3 õpilastest on väitnud oma õpetajatele, et nad ise ei ole selliseks vastutuseks valmis või nad ise seda ei soovi. Et see on nüüd läbi Eesti Ajaloo Ühiskonnaõpetajate Seltsi õpetajate liikmete tulnud tagasiside. Aga puuduvad siis ka piisavad teadmised ja analüüsioskus ning noored on liialt manipuleeritavad. Nüüd, mida veel? Toodi välja selline asi, et õpilastel on näiteks läbi õpilasesinduse tegevuse võimalik oma häält aktiivseks teha. Ja nii nagu härra minister ütles, et tegelikult kõik algab nagu sellest koolist, et ma ei tea, ei ole eriti palju Eestis koole, kus õpilasesinduse liikmed oleks valitud demokraatlikul viisil, see tähendab, et oleks nagu nii-öelda legitiimne, mitte aktiivne. Et tõepoolest siis sinna on need liikmed valitud, mitte et lihtsalt tõstsin kätte, et tahtsin ise olla aktiivne liige. Ja sellest analüüsioskusest, et põhikooli lõpueksamid näitavad, et meie õpilastel on palju teadmisi, neid fakte, aga analüüsioskus jääb tagasihoidlikuks ja on toodud siis välja selline asi, et hea oleks, kui gümnaasiumi ühiskonnaõpetuse kursused oleksid ühiskonnaõpetuses veel läbitud. Ja ma tõin teile ka näited, et kuna ma olen aastaid parandanud ühiskonnaõpetuse riigieksami töid, siis Eesti Vabariigi kohalike omavalitsuste kohta ma olen alati küsinud, et mis on siis Eesti riigis need kohalikud omavalitsusüksused, see vallad ja linnad on olnud aastaid riigieksamil sees ja see on suhteliselt madalalt vastatud tulemus, või siis ka selline näide, et valimised on salajased, tähendab seda, et valimistulemusi lihtsalt ei avalikustata. Et üldse mitte seda ma ei taha väita, et me nüüd kindlasti ei peaks andma seda häält, vaid need on need murekohad, millega siis tuleb tegeleda. Nüüd see, et niisugused huvitavad asjad veel, mis tulid välja, et vanemaealised vastanud hääletasid enamasti nagu vastu. Et circa 75% küsitluses osalenud meestest pooldasid siis 16-aastastele kohaliku omavalitsuse tasandil valimisõigus andmist. Väitel, et noored on rohkem manipuleeritavad kui vanemad või keskealised, et sellel me leidsime, et ei ole alust, sest vastav statistika tegelikult puudub. Ja noored on kindlasti pigem hoopis tulevikule orienteeritud. Ja kõige olulisem, ma rõhutan veel kord, on just seesama, et suurem osa õpilastest, circa 2/3 ei taha ise poliitilist vastutust võtta. Nüüd samas, meil on just põhikooli riiklikus õppekavas seatud õppe- ja kasvatuse eesmärk, et 9. klassi lõpetaja määratleb ja tunnetab end kogukonna ja Eesti ühiskonna liikmena ja vastutustundliku Eesti kodanikuna Eesti Vabariigis, et siit me tegelikult peaksime selle saavutama, miks nendele nagu seda hääleõigust ikkagi võiks nagu anda. Siis see 16-aastaste kaasatus annab siis võimaluse tasakaalustada vananeva elanikkonna vaated, et mis mind isiklikult on häirinud, kui öeldakse, et aga näed, 75-aastane saab valida, et öeldakse nagu nii, et see on nagu, mida väitena kasutatakse, et üks ebakompetentne saab valida, et anname õpilastele ka, et esiteks Marju Lauristin oma vanuse juures kindlasti pole nagu nähtavasti see ebakompetentsuse näide ja teine pool on nagu see, et kui me loeme seda, et 75-aastased on kõik alates nagu rumalad, siis anname 16-aastastele ka, siis see väide on ju nagu ümber lükatav, et kasvatame siis veelgi mittekompetentseid valijaid. Siis, mis me leidsime murekohaks nagu kohalikus kogukonnas oli see, et kohalikus kogukonnas võivad tulla probleemid tugevamalt nagu klassiruumi, sellepärast, et kui me võtame meil väikse valla, kus reeglina ka õpetajad ise on kas volikogu liikmed või aktiivselt poliitikaga tegelevad, siis nende lapsed ju ikkagi toetavad eelkõige oma vanemate vaateid ja see võib tekitada siis pingeid koolikeskkonnas. Samas toodi ka välja see, et kuna lapsed on nii-öelda politseinike rollis, siis õpetaja läbi selle ei saa, kuna lapsed esindavad oma vanemate erinevaid poliitilisi huve, siis õpetajad ei saa nagu oma arvamust väga tugevalt peale nagu suruda. Nüüd õpetajad on veendunud,
et 16-aastastele valimisõiguse andmise eel peab riigil olema selge arusaam, kuidas me õpilasi selleks väljakutseks koolis ette valmistame. Et õpitulemuste välishindamine on näidanud, et see analüüsioskus on siiski tagasihoidlik ja eriti see tuleb tugevalt välja siis ühiskonnaõpetuse või ka ajaloo riigieksami arutluste lugemisel, kus ongi väga palju fakte, osatakse tuua õpitud näiteid, aga nende põhjal nagu analüüsi ja järelduste tegemine jääb tagasihoidlikumaks. Ja siis on ka see vahendid, et kuidas siis, et me oleme neid õppekavas ja ühiskonnaõpetuse ainekavas olnud teemasid vaadanud ühelt poolt ja teiselt poolt ja me oleme sealt juba nagu nii püüdnud välja võtta kõike seda, mida vähegi nagu ainekava mahu vähendamise nimel nagu vähemaks võtta andis, et seda päris nii ei saa nüüd teha, et kui me ütleme, et 16-aastased peaksid olemasoleva ainekava juures, et võtame midagi välja ja siis me tõstame nende ainekavade mahtu teatud teemadel jälle teistmoodi, et siin tuleb tõsiselt nagu arutada, et kuidas seda nagu teha. Ja siis on ka see, et sisuliselt puudub riigile objektiivne tagasiside nende pädevuste ja õpitulemuste saavutamises ühiskonnaõpetused. Väga hea, tegelikult oli väga hea aeg ühiskonnaõpetuse õpetajale perioodil 2002–2005, kus ministeerium välishindamijana nagu hindas kõigi Eesti ühiskonnaõpetusest õppinud õpilaste nagu õpitulemuste saavutamist ja sealt sai teha tugevamaid üldiseid arengud või tuua välja tugevaid üldiseid arengutendentse ja see andis teatud staatuse ka selle ühiskonnaõpetuse ainele. Koolidest pöörati sellele märkimisväärselt rohkem rõhku, kaasajastati õppematerjale, need samad, mida ministri härraga välja tõi, et praktikasse pandi märkimisväärselt rohkem, et see 2006. aasta põhikooli lõpueksam on valikeksam ja see on ka kadumas ju. Ja lõpetuseks ongi siis see, et pikemas perspektiivis võib 16-aastastele kohalike omavalitsuse tasandil valimisõiguse andmine olla kasulik, sest hakatakse neid teadlikult ette valmistama poliitiliste valikute langetamiseks ning kasvatame sellega oma valijaskonna pädevust üldiselt. Aitäh! Aitäh! Kindlasti on oluline see, et noored oleks ette valmistatud. Ja selles mõttes ma näeksin nagu ohtu selles, et ühiskonnaõpetus, kodanikuõpetus käsitletakse nagu iga teist ainet, nagu keemiat, füüsikat, positiivsed teadmiste pagas, mida siis peab inimene valdama, et siis saaks ellu sisse minna. Aga mulle tundub, et ühiskonnaõpetus on natukene erinev ja peaks siis sisaldama seda arutlusoskust, mis on demokraatia, kuidas demokraatia toimib, mis on õigusriik, kuidas õigusriiklus toimib, mis on inimõigused ja vabadused, kuidas need toimivad, mis on poliitilised voolud ja maailmavaade, kuidas need toimiksid. Ja seal tekitaks rohkem sellist arutelu ja seal sellist konkreetset positiivistlikku mõõdikut iseenesest ei ole. Aga see oli lihtsalt kommentaar sissejuhatuseks järgnevale esinejale. Eesti Üliõpilaste Esinduste Liidu juhatuse esimees Le Luup. Teil on sõna, olge hea. Me oleme arvestanud umbes 5-6 minutiga. Aitäh! Aitäh! Parandan Eesti Õpilaste Esinduste Liit siiski. Ma alustaks sellest, tulevikus üliõpilaste. Hiljuti just paar nädalat tagasi võtsime meie vastu oma valimise langetamise seisukoha. Ja enne seda meil käisid väga tulised debatid, et kas seda vastu võtta, miks seda vastu võtta ja kas peaks langetama, siis leiti, et riiklikul ja Euroopa tasandil ei ole noored selleks valmis, aga kohalikul tasandil oli siuke 50-50. Ja lõpuks siis nii palju, kui ma inimestega rääkisin, öeldi, et nagu tegelikult on siis Eesti poliitikas käivad asjad natukene tagurpidi, et kõigepealt tehakse ära suur otsus ja selle tagajärjel hakkavad toimuma muudatused. Sellisel juhul siin, et kõigepealt tuleb valimisi ka langetada, et hakkaks tööle kodanikuharidus. Mitte ei saa teha seda vastupidi, et kõigepealt teeme kodanikuhariduse korda, et inimesed oleksid valmis ka 16-aastaselt hääletama ja valima minema. Ja siis saab siis seda valimisi ka langetada. Et see oli nüüd põhiline asi, miks need, kes enne võib-olla olid vastu sellele ja otsustasid lõpuks poolt olla. Siiamaani me näeme, et kodanikuharidus ei anna hetkel ühiskonnaõpetusel puhtalt seda ülevaadet sellest, kuidas töötavad riiklikud institutsioonid ja kuidas demokraatia üldiselt toimib.
Samamoodi ei oska õpilased peale põhikooli lõppu veel valida oma kindlat suunda või seda valikut poliitikas teha. Aga vastupidiselt sellele öeldakse, et tegelikult miks nad peavad selleni kohe valima, see elu käigus see võibki muutuda ja peabki olema selline, ma ei tea, no muutub. Mis me kodanikuhariduse juures üldiselt probleemkohtadena näeme, muidugi on mingisugused asjad, mis on üldiselt ka kõiges muus ainetes, on see, et integratsioon ainete vahel ei toimi, seda on ka siit enne välja toodud, et näiteks kui õppida ajalugu ja kunstiajalugu ja muusikaajalugu, siis need teemad ei ole samal ajal, vaid kõigepealt sa õpid 3 aines erinevat ajastut ja see ajab segadusse. Et see on just see asi, mida saab parandada kooli juhtkond tunniplaane luues, eriti just gümnaasiumiastes, kus need kursused on niivõrd erinevad ja pannakse erinevatele aastatele. Ja mis veel on faktikeskne õpe, mis meil on, mis viib alla õpilase loovuse ja nagu suutlikkuse teha erinevaid seoseid. Ehk siis samamoodi see eksamisüsteem, mis meil on ja see hindamine, mis tehakse eksamite järel, kuidas seatakse koolid võrdlustabelitesse, see tekitab neis konkurentsitunnet ja mitte ei õpita ja ei saada aru, mis on vaja teada, vaid tuubitakse pähe. Ja mõned kuud peale eksamite sooritamist ja keskkoolitunnistuse kättesaamist ei pruugi nad enam poolt sellest mäletada. Ja teiseks osaks on see, et kuidas õpilasi üldiselt tunnis kaasatakse ja kui pädevad on meie õpetajad. Siin tuuakse välja seda, et on vananenud õppemeetodid, ei kasutata piisavalt aktiivõppemeetodeid ja praktikat tundides on vähe ja sellest tuntakse puudust. Kodanikuhariduse osas just peaks olema näiteks põhikoolis kohustuslik karjääriõpetus, mis annaks edasi need teemad, kuidas elus toime tulla. Samamoodi räägitakse õpetajate vanusest, mitte et kõik vanemad õpetajad oleksid ebakompetentsed, aga vanematel õpetajatel on keerulisem võtta vastu uusi õppemeetodeid. Ja siinkohal peaks kindlasti mõtlema ka selle peale, et kuidas saada õpilasi, praeguses vanuses õpilasi õppima õpetajaks. Ehk siis kuidas motiveerida neid, et nemad läheksid õppima õpetajaks ja muudaksid seda, mis praegu toimub. Ja siinkohal kindlasti õpetajate palk on üks küsimus. Tooksin veel välja selle mitteformaalse hariduse tunnustamise, mis siis üldiselt ei ole mitte ainult selles, et õpilased ei ole aktiivsed ja ei taha käia näiteks õpilasesinduses või kuskil mujal, vaid seisab tihti selle taga, kuidas väärtustatakse seda mitteformaalset haridust ja näiteks õpilasesinduse liikumist koolis ja kooli juhtkonna poolt. Ja õpetajate pädevusest veel, et kuigi me teeme neid koolitusi päris palju, siis peaks vaatama ka sellele, mis toimub selle õpetajahariduse omandamise ajal ja kuidas seda parandada, kaasama ka ülikoole sellesse teemasse. Ja need koolitused ei tähenda automaatselt seda, et need õpetajad on omandanud need teadmised, et koolituse läbimise tunnistus ei anna automaatselt õpetajale pädevust. Ja ettevõtluse poole pealt ka tegelikult see kasvab praegu, eriti arvestades asjaolu, et meil on nüüd uurimistöö on kohustuslik keskkooliastmes ja seal on ka võimalus teha praktiline uurimistöö. Ehk siis selle arvelt ma usun, et kodanikuaktiivsus hakkab suurenema, kui võetakse ette praktilist uurimistööd ja sellega leitakse siis oma eriala või oma mingisugune meeldiv teema. Ja üldiselt ka tegelikult see kodanikuaktiivsus suureneb praegu ja kuskil 10 aasta pärast ma usun, et meie kodanikuühiskond on ka väga palju rohkem arenenud. Jah, ma lõpetan. Aitäh teile. Te tõite esile
ühe asja, millest mina vähemalt ei saanud mõelda, on see, et me praegu räägime põhiliselt sellest õpilase ettevalmistamisest avalikku ellu pöördumiseks, siis tegelikult selle õpilase ettevalmistuse hulka kuuluks ka õpetajate ettevalmistus, sealhulgas siis rääkimine sellest, või kuidas demokraatia toimib, kuidas ühiskond toimib, millised poliitilised voolud on ja kuidas neid aktiivõppe meetodeid siis kasutada. Nii et aitäh teile selle tähelepanu juhtimise eest. Nüüd edasi läheksime järgmise ettekandja juurde, kelleks on siis Kristjan Pomm, Eesti Skautide Ühingu peaskaut ja teile samamoodi siis 5-6 minutit. Olge hea. Suur tänu. Ja Riigikogu liikmed, väga suur rõõm selle üle, et ka noorteühenduste esindajana küll vabatahtliku noorsootöötajana, kes oma muud elu täidab mingis muus ametis, saan täna siin osaleda ja veidi kaasa rääkida sellest, et milline on siis noorteühenduste roll Eesti noorsootöömaastikul ja mis moel see haakub kodanikuharidusega. Kui vaadata skautlikku liikumist, mille traditsioon on tänaseks päevaks enam kui 100 aastat kestnud ning tänasel päeval ka Eesti Skautide Ühingu enam kui 1000 liikmega on üks suuremaid noorteühendusi, siis kindlasti see paari aastakümne pikkune kogemus iseendal osalenuna Eesti Skautide Ühingu taastamistegevuses, kuni olles ka täna siin nõukogu liikmena osalemas, annab kindlasti võimaluse hinnata nii isikliku kogemuse kui ka selle 100 aasta traditsiooni pikkust teadmist arvesse võttes seda, et mida siis üks noorteühing võib noore jaoks anda. Ja nii nagu ka minister ütles, siis on rõõm selle üle, et Eesti riik näeb mitteformaalses hariduses just noorteühendustes ühte olulist partnerlust, et aidata kaasa siis noorte sirgumisele täisväärtuslikeks kodanikeks ja et nad oleksid ka aktiivsed valimistel osalejad ning igal moel oma elus võimalikult hästi hakkama saaksid. Ja kui täna mõelda selle peale, et milles siis peitub skautliku liikumise väärtus kodanikuhariduse tähenduse, siis ennekõike on meie liikumise mõtteks see, et aidata kaasa noore arenemisele võimalikult mitmekülgselt, et ta mõistaks seda, mis ühiskonnas toimub, et ta oskaks panustada oma kogukonda, et ta saaks aru, mismoodi üks riik toimib ning tänu sellele, et skautlik liikumine enam kui tänasel päeval 35 miljoni skaudiga üle kogu maailma annab võimaluse ka selliseks suurepäraseks võimaluseks nagu rahvusvaheline suhtlemine, siis kindlasti see avardab noore mõttemaailma ja kuna meie tegevus on üles ehitatud väikestele gruppidele erinevates Eesti piirkondades, kus need ühte salka või ühte väiksesse gruppi kokku saanud noored vanuses 6–26 moodustuvad üheskoos otse kui sellise väikese ühiskonnamudeli, siis meie kogemus on see, et läbi selle noor õpib paremini arvestama erinevate inimestega, erinevatest sotsiaalsetest gruppidest pärit inimestega, õpib ka paremini märkama seda, mida ühiskonnas oleks võimalik paremaks teha, esisõnu ka sellised ühiskonna parendamisse, maailma paremaks muutmisse suunatud tegevused on üks osa, millega skautlus soovib tegeleda. Ja ühe näitena lihtsalt tuua näiteks Tartu skaudid, mõeldes selle üle, et mida nad saaksid teha oma kogukonna jaoks, et mis oleks siis see nende heategu oma kogukonnale, oli see, et nad valisid välja ühe Tartu vahva lastekodu, kus nad otsustasid järjepidevalt kohal käia ja nende lastekodu lastele lisategevust pakkuda. Ja ma olen täiesti kindel, et need noored inimesed, kes käisid lastekodus täiskasvanuks saades, on oluliselt sotsiaalselt tundlikumad ning ka soovivad aidata kaasa sellele, mis ühiskonnas vajaks parendamist, ehk teisisõnu valmisolek teha vabatahtlikku tööd, olla aktiivne kodanik, on kindlasti, ma usun, nendes noortes, kes on tegelenud ja olnud osa mõnest noorteühingust, näiteks siis Eesti Skautide Ühingust, suurem võrreldes nendega, kes ei ole sellise vabatahtlikul tegevusel tuginevas noorteühingu kogemust omamas. Ja kindlasti on noorteühing ka üks võimalus noorel ise ennast tundma õppida, saada aimu enda oskustest, saada aru enda tugevustest
ja nii me oleme ka näinud seda, et noor rakendades enda nii-öelda oskusi või kogemusi erinevates rollides noorteühingutes, on need mingisugused noorteprojektid, nende korraldamisel kas mingisugust logistilist, tehnilist või sisulist rolli nii-öelda rakendades saab taimu sellest, et milline võiks olla tema tulevikus kutsevalik, ehk teisisõnu ka noorteühing võib aidata kaasa sellele, et noor saaks aru, milles seisnevad tema sellised plussid, et tulevikus elukutset valides oleks võimalik ka siis mingisugusele praktilisele kogemusele juba tugineda. Ehk teisisõnu, skautliku tegevuse eesmärgiks ei ole kindlasti mitte ainult ellujäämisoskuste, looduses hakkama saamise oskuste andmine, vaid oluliselt laiem, et noor oleks tõesti aktiivne, mõistaks seda, mismoodi üks ühiskond on üles ehitatud, missugune on demokraatlik juhtimine ja kõike seda elus eneses rakendades, kus need noored valivad endi seast liidreid, otsustavad ühiselt seda, mismoodi oma aasta tegevuskava üles ehitada, on otsaga üks väike demokraatiakool noorele, kes kindlasti läbi selle saavad aru, et mismoodi ühes demokraatlikus riigis võiks otsuste tegemine käia ja ma usun, et kuulumine noorteühingutesse annab noorele selle nii-öelda ühe plussi juurde, et olla hea kodanik, saada iseendaga hästi hakkama ning tõesti ka valimistel kas siis täiskasvanuna või juhul, kui tehakse otsus anda ka 16-aastastele õigus kohaliku omavalitsuse tasandil hääletamisel osaleda, seda võimalust aktiivselt ning võimalikult kaalutletult kasutada. Ja kui mõelda, et mida Eesti riigis saaks paremini teha, et noorteühendused oleksid tugevamad, siis kui me täna mõtleme sellele, et Eestis on paarkümmend erinevat noorteühendust, nendest kõige suuremad on Kaitseliidu noorteorganisatsioonid, Kodutütred ja Noored Kotkad, lisaks sinna kõrvale Eesti Skautide Ühing, 4H ja veel mitu erinevat noorteliikumist ja hinnata seda, kui palju siis nendest Eesti noortest täna kuulub nendesse Eesti noorteühendustesse, siis see protsent jääb kuskil 10% juurde, mis ühtpidi ei ole väga väike protsent, teisalt ta kindlasti võiks olla suurem. Kuna noorsootöö noorteühingus väga palju tugineb vabatahtlikule tegevusele, siis üks asi, mis kindlasti aitaks tõsta noorteühingute nii-öelda pädevust ja võimekust kaasata noori oma tegevusse, on lisavabatahtlike leidmine, lisavabatahtlike kaasamine noorte tegevuse korraldamisse, mille teoks tegemiseks on kindlasti vaja ka rahalisi ressursse, et oleks selline piisav palgaline töötajaskond, kes aitaks noorteühendused käigus hoida. Siinkohal on hea meel tänada Eesti riik, et noorteühendusi aastatoetuste näol ka rahastatakse. Ma usun, et siin on võimalik seda summat ajaperspektiivis ka ehk suurendada, mis kindlasti on investeering sellesse, et rohkem noori kuuluks noorteühingutesse ja saaksid seeläbi mitmekülgsema kogemuse ning lisaks formaalharidusele ka sellise mitteformaalse õppekogemuse läbi noorteühenduse. Ning teiseks pooleks on kindlasti noorsoouuringud, millesse ka tuleks ja võiks rohkem investeerida. Eesti noorsootöö on mõnes mõttes hästi uuritud ja erinevad koostööpartnerid, olgu mainitud näiteks Praxis, ka iga aasta avaldab sellise noorte seire ülevaate sellest, mismoodi Eesti noortel Eesti riigis läheb, siis kindlasti oleks vaja rohkem uurida seda, et millisel moel siis noorsootöö kogemus, olgu see õpilasomavalitsusse kuuludes, olgu see noorteühendusse kuuludes või muul moel noorsootöös osalemine mõjutab noore käekäiku täiskasvanuna ehk teisisõnu noorsouuringud kvaliteedi mõttes aitaks kindlasti ka noorteühenduste ja noorsootöö valdkonda tervikuna veel paremini korraldada. Ja lõpetuseks ma usun seda, et noorteühingud on üks väärt ettevõtmine ja ma usun, et kui otsustatakse selle kasuks, et noored võiksid varakult minna valima, siis selleks, et seal tark otsus tehtaks noorte poolt, on tema kuulumine noorteühingusse ja noorsootöö kogemus kindlasti üheks oluliseks edu nurgakiviks. Aitäh! Aitäh
kõik meie kõnelejad on väga distsiplineeritud, on oma ajast kinni pidanud, hästi aitäh selle eest. Kui Jevgeni tõi tsitaadi, et haridus on elu ise, siis teie jutu kokkuvõtte võiks parafraseerides ümber, elu on haridus ise. Aga läheksime nüüd järgmise ettekande juurde, see on siis Narva noorte parlamendi spiiker 7. koosseisus Tatjana Klimenko. Oleks tervitatud ja kuuleme teie jutu ära siis umbes 5-6 minuti hulgas. Aitäh! Tere päevast! Eelkõige täname teid, et andsite võimaluse välja öelda oma arvamuse Narva noorte ja linnatasandil noorte ametliku esindaja Narva noorte parlamendi nimel. Täna vaatame 2 tähtsat küsimust, kas koolides kodanikuharidusele on vaja rohkem pöörata tähelepanu ja kas on võimalik lubada noortel osaleda valimistel alates 16 eluaastast. Ütleme välja oma arvamus mõlema teemade kohta. Esiteks, kodanikuharidus, see on oluline kooli õppekava suund. Kuid õppekavas on vaja kindlasti kajastada ka seda, et õpilased peavad praktikas rakendama omandatud teadmisi ning igapäevases elus oma kodanikupositsiooni üles näitama. Kodanikuharidus on noorte elus seotud nende oluliste arusaamadega nagu algatus, aktiivsus ja vabatahtlikkus. Üks võimalus nende kasutamiseks on kooli õpilasesinduse töös osalemine ning noorte volikogu töös osalemine ka. Narva noortekogu, mille nimi on Narva noorte parlament, töötab juba 15 aastat ning praegu töötab juba 9. koosseis, mis oli valitud sellel aastal 10. novembril. Narva noorte parlamendi tegevus kinnitab seda, et 7. kuni 11. klassi õpilased on väga aktiivsed linna ja riigi kodanikud. Seda kinnitavad järgmised faktid ja näited. Esiteks, Narva noorte parlamendi liikmed on Narva linnavolikogu 3 komisjoni liikmed. Samuti juba 11 aastat iga aasta detsembrikuus Narva noorte volikogu viib ellu suure heategevuskontserdi, kus korjatud raha antakse üle 1 organisatsioonile. Lisaks sellele parlamendi liikmed kohtuvad regulaarselt linnapea ja linnavolikogu esimehega, viivad linna arengukavasse ja teistesse linnakordadesse tähtsaid muudatusettepanekuid. Tahame öelda ka seda, et meie lemmiksõna on projekt. Kogu aeg kirjutame projekte erinevatesse fondidesse, kus saame toetust ning tänu sellele meie Narva linnas on tekkinud mõned huvitavad üritused ja projektid, nagu Miss ja Mister Lips, Narva linnapäevadel alati avatakse noorte tänav ja muidugi iga-aastane heategevuskontserdide traditsioon. Samuti Narva noorte volikogu liikmed osalevad pidevalt vabatahtlikena erinevates üritustest. Meie abiga viiakse läbi Teeme ära projekti, Narva energiajooks, infomees Orientiir ja teised suuremad üritused ja projektid, mille näiteks on Nivoo ajakirja toimetamine, mis te võite näha praegu oma laudadel. Sellest lähtuvalt me võime öelda, et selline tegevus, aktiivne ja ühiskondlikult kasulik, kinnitab, et tänapäeva noored tahavad olla ühiskonnas vajalikud, informeeritud ja aktiivsed. Loomulikult oleks hea, kui seda praktilist ühiskondliku tegevuse aktiivsust arvestatakse koolis kodanikuõpetuse hinde väljapanemisel. Teiseks, kui rääkida valimisea langetamisest kuni 16 aastani, siis me toetame seda ideed. Asi on selles, et meie parlamendisse noored satuvad valimiste kaudu. Valimised toimuvad igas õppeasutuses, mille ajal 7.–12. klassi õpilased annavad oma hääli kandidaadile, mida nad arvavad vääriliseks. Selline süsteem oli Narvas tehtud just selle eesmärgiga, et noortel oleks harjumus valimistel osaleda ja võtta vastutuse enda peale, mis on veelgi tähtsam tegur. Selle aasta valimistel 10. oktoobril valijate aktiivsus moodustas 68%. Kokku kandideeris parlamenti 52 inimest ning Narva noorte parlamendi 9 koosseisu liikmeteks said 31 liiget.
Meil on üks ettepanek. Juhul, kui Riigikogu annab võimaluse hääletada alates 16 aastast, siis on vaja seadusandluse kaudu anda noortekogule võimalus oma liikmeid esitada nii linna kui ka kohalike omavalitsuste komisjonidesse. Niisiis me oleme kindlad, et kaasaegsel noorel peab olema kodanikupositsioon, võimalus oma idee realiseerimiseks. Kaasaegne noor on mobiilne, informeeritud ning peab realiseerima oma võimalusi õigesti. Ja loomulikult me tahame, et meie noored oleksid tolerantsed, oskaksid teha head ja oskaksid loovutada oma aega teiste heaks. Tänan kuulamast. Aitäh väga huvitava ülevaate eest. Ainult selgitusega ütlen seda, et me praegu selle valimise algatamisega teeme alles esimest sammu. Ja mitte ainult selle koosseisuga ei saa see teoks, vaid selle hea algatamise peab heaks kiitma ka järgmine koosseis oma 3/5 häälte enamusega. Ja kui see saab tehtud, siis hakatakse seda otsust ellu viima ja teie ettepanek, mis te tegite, väärib kindlasti kaalumist, nii et aitäh selle eest. Ja nüüd läheksime viimase ettekande juurde, kelle ettekandjaks oleks siis Maris Jõgeva, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu juhataja, kes annaks siis võib-olla omapoolse vaate asjadele. Palun, olge hea. Aitäh! Aitäh, austatud juhataja, minister ja Riigikogu liikmed. Mul on väga hea meel, et kodanikuharidus on teema, mis on jõudnud siia majja. Ma ei hakka kordama kõike seda olulist ja tähtsat, mida on juba paljude eelkõnelejate poolt mainitud ja esile tõstetud. Aga võib-olla mõned mõtted veel ja näited, mis ma arvan, et aitavad põhjendada, missugune roll on aktiivsetel kodanikel endal ja vabaühendustel kodanikuhariduses. Et kui me räägime kodanikuharidusest, siis me räägime ju teadmistest, oskustest ja hoiakutest, mis on vajalikud selleks, et aktiivse ühiskonnaliikmena toime tulla. Ja just oskuste ja hoiakute kujunemiseks on väga tähtis see, et iga õpilane, noor ja ka täiskasvanu saaks reaalse osalemise kogemuse, selle tunde kätte, et mis see siis tähendab olla osaline otsustamises, mis see tähendab kujundada oma seisukohta ja kuidas see vastutuse võtmine siis päris elus välja näeb. Meil on väga palju vabaühendusi Eestis, kes otsapidi on kodanikuharidusega seotud, tõenäoliselt väga erinevatel tasemetel. Ka Eesti Mittetulundusühingute Sihtasutuste Liidu missiooni üheks osaks on see, et me tegeleme aktiivsete kodanike kujundamisega. Me nimetame seda ise hea kodaniku kasvulavaks, et me tahame luua tingimused selleks, et meil oleks rohkem inimesi ühiskonnas, kes oskavad, tahavad ja saavad siis otsustamises ja ühiskonnaelu korraldamises kaasa lüüa. Ja paljud vabaühendused täiendavad siis omal moel seda, mida kas koolis pakutakse või nad on oma tegevuse lausa proovinud integreerida õppekavaga planeeritusse. Et mõned näited võib-olla veel, mis täna ei ole kõlanud, aga ma arvan, et mis on väärt mainimist selleks, et põhjendada, kuivõrd palju tegelikult vabaühendused saavad ja võiksid veelgi rohkem aidata kaasa sellele, et noored oleksid veelgi enam ettevalmistatud ka valimise ja langetamisse. Ma ise mäletan väga hästi Eesti Noorteühenduste Liidu varivalimiste projekte ja nende enda noortele kohandatud valijakompassi. Ma olen õpetanud ka ühiskonnaõpetuse õpetajana mõned aastad ja kasutasin ise seda väga hea tööriistana ja nägin seda samas, kuidas 15-aastased väga hästi selle kompassi tulemusena hakkasid aru saama, missugused on erinevad poliitilised valikud, mis on nende taga ja mida tähendab tegelikult valija eelistuse välja kujunemine. Ma tahaksin nimetada erinevaid noorteühinguid, kes aitavad noortes erinevaid olulisi väärtusi ja hoiakuid kujundada, et tegelikult oli nimetatud juba ka tahtsin öelda skaute ja kaid ühe sõnaga koos. Lisaks meil on väga palju vabaühendusi, mis tegelevad demokraatlike oskustega. On see siis väitlusselts, kes aitab õpetada argumenti märkama. Või siis Tegusad Eesti noored või Unitas või kõik teised vabaühendused, kes korraldavad simulatsioone ja annavad sellise esimese
osalemise kogemuse. Ja lisaks meil on väga palju selliseid vabaühendusi, kes tegelevad erinevate algatuste ja projektidega, mis on mõeldudki õppekava täiendamiseks. Näiteks EMSL-il endal on selline tore projekt, mille nimi on kogukonna praktika ja mille raames me viime abituriendid erinevatesse vabaühendustesse praktikale. See tähendab seda, et täiesti tavalise ühiskonnaõpetuse raames õpilane saab teha 10 tundi vabatahtlikku tööd, olles siis praktikal ühe vabalt valitud organisatsiooni juures, kes teda juhendab ja ta saab selle organisatsiooni juures teadmised sellest, kuidas üks mittetulundusühing töötab. Ta saab aru seda, miks see organisatsioon just sellistel eesmärkidel tegutseb ja töötab ja ta hiljem koolitunnis selle kogemuse üle arutledes suudab ka analüüsida, mis roll on üldse aktiivseks kodanikuks olemisel. Nii et ma usun, et kõikide nende organisatsioonid, on nad siis noorteühingud või teised organisatsioonid, kes leiavad, et neil on mida anda täienduseks õppekava poolt pakutule. Need programmid teevad seda, mida õpetajad ja koolid tihtipeale ise ei jõua ja ei suuda ja ma arvan, et see on täiesti normaalne, et me siis erinevad tahted ja eesmärgid kokku viime ja proovime haridust selle võrra rikkamaks saada. Mis aga muret on teinud kodanikuhariduses osalevatele vabaühendustele? Üks, millest on palju räägitud, on see, et kodanikuharidust seostatakse väga tihti noorsovaldkonnaga ja noortepoliitikaga. Teistpidi me räägime kodanikuühiskonna poliitikast, mida koordineerib Siseministeerium. Ja aastaid ei ole suudetud neid kahte kuidagi nii kokku viia, et tekiksid ühised eesmärgid ja tugev koostöö, kuhu siis oleksid kaasa tõmmatud ka need vabaühendused, kes tahaksid rohkem vastutust võtta kodanikuhariduses. Teiseks me räägime ka tihtipeale ressurssidest, sest väga palju häid kodanikuharidusprojekte ja programme ongi algatatud projektipõhisena. Neid tehakse siis, kui leitakse kuskilt rahastust ja rahastust tihtipeale on kas siis välisfondidest või mingitest ajutistest programmidest. See aga ei anna nendele programmidele elujõulisust. See ei anna võimalust organisatsioonidele oma metoodikamalt tugevamaks muuta ja mitte nii head ka koostööd koolidega välja arendada, sest et loomulikult ka koolid ootaksid ju oma partneritelt palju siis tugevamat partnerlust. Ja kolmandaks tahaks näha seda, et meil tekiks selline hea ja kindel tunne, et väärt algatused ja programmid jõuaksid kõikidesse Eestimaa kohtadesse. Nad jõuaksid kõikide noorteni, et meil ei oleks ainult need aktiivsed ja särasilmsed, kellel endal on juba algatus soov olemas osalemas, vaid ka kõigile teistele oleksid need võimalused tagatud. Need on minu poolt võib-olla sellised esmased mõtted. Aitäh! Aitäh nende mõtete eest. Mulle kõrva see, et on olemas siiamaale kool ja päriselu. Et kodanikuühiskonna õpetust õpetada niimoodi, et on kooliõpetus ja siis on päriselu õpetus, et ilmselt see vist nagu kaugele ei lenda. Ma ei kritiseeri teid, ma lihtsalt panen tähele, kuidas meie mõtlemises võib-olla mõned asjad on kujunenud ajapikku. Aga kindlasti on õige see, et te tõite välja paar olulist asja, nagu see vabatahtlik töö, mis on ka ju osa sellest kodanikuks olemisest ja aktiivset olemisest ja samuti ka siis mitmesuguses kodanikuühenduste liikumistes ja tegemistes ja kodanikuühendused ja võib-olla need õpilasühendused ei ole väga või õpilasharidus ei ole väga seotud omavahel. Hea küll, selle me jõuame kõiki mõtteid avaldada ja vahetada. Nii et nüüd on käes see aeg, kui meil oleks siis mõttevahetus ja igaüks, kes soovib midagi öelda, ma näen, et Jaagul on juba vastakas püsti ja kõik, Paul-Eerik ja kõik, kes tahavad siis midagi öelda. Jaak, lepime kokku umbes niimoodi, mitte üle 5 minuti, ütleme 3 minutiga püüame oma sõnu ära öelda, siis igaüks saab rääkida. Kui jääb teist korda rohkem aega, siis saame teist korda ka veel teha. Nii et Jaakul. Aitäh. Väga huvitav arutelu, eriti silmas pidades, et meie koosseis peab ju langetama selle esimese otsuse valimise ja langetamise puhul, et see päranduks siis järgmisele Riigikogu koosseisule. Mõned mõtted ja ka küsimused.
Isiklikult olen mina olnud, eriti viimastel aastatel, väga selle idee poolt ja kohtudes ka paljude õpilastega ja ka õpetajatega on alati huvitavalt märgata seda, et noored ise õpilased on tunduvalt rohkem selle idee poolt kui õpetajad, mida siin ka uurimustulemused näitasid. Ja see väide, et noored on manipuleeritavad, no vabandust, aga meie valijaskond on küll tervenisti niivõrd manipuleeritav, et ma küll ei usu, et nende noorte sinna lisamine nüüd mingi erilise manipuleeritavuse gruppi sinna juurde toob, nii et ma sellest probleemi ei näe. Küll aga küsimus on nüüd selles, ja võib-olla mõne sõnaga ehk härra Somerar oskab pärast kommenteerida, tähendab ilmselt väga oluline on siiski, mis määral õpetatakse ja kus õpetatakse meie valimissüsteemi ja valimisseadus, sest teatavasti me oleme siin ju 23 aasta jooksul kogu selle kambaga püüdnud rahvale valimisseadus selgeks teha, aga tulemused on ikkagi tihtipeale üsna jahmatavad. Ja kui me siin gümnaasiumi lõputööst loeme, et salajane valimine tähendab seda, et valimistulemused on salajased, see on üsna kujukas näide. Nii et kindlasti tahaks teada, kas ja kuivõrd see asi selgeks tehakse, mismoodi see valimine Eesti Vabariigis, aga seda ei saa teha üksi selgeks, mismoodi Eesti Vabariigis käib, seda tuleks kõrvutada ka muude võimalustega, kuivõrd see koolis toimub. Edasi, võib-olla minister oskab oma arvamust öelda, tähendab see praegune arvamus viis mu küll kindlale veendumusele, et ühiskonnaõpetus tuleks siiski kooli lõpu eksamina, kohustusliku eksamina 9. klassis sätestada, sest kui praegu ta üldse hakkab välja kukkuma juba, on üks probleem, aga just see, mida härra Maruste rõhutas, et kodanikuõpetus on siiski teine aine kui mingi lihtsalt teadmiste andmine, et kas on võimalus, kui me paralleelselt sellega, et me muudame valimisseadust, mõelda ka sellele, et kodanikuõpetuse või ühiskonnaõpetuse eksam oleks 9. klassis kohustuslik. Siis seoses Narva kogemusega lihtsalt mulle tuli meelde, et kui mul oli au härra Aru alluvuses töötada Viljandi abilinnapeana aastal 2000, siis me käisime just Narva kogemust üle võtmas, et ka Viljandis teha see nimetatud noorteparlament ja me liitsime huvitava vormi. Ma ei tea, minu meelest Vabariigis see eriti levinud ei ole ja me sätestasime noortevolikogu kui linnavolikogu ajutise komisjoni. Tegelikult on ta alaline komisjon olnud läbi kõigi nende koosseisud ja selle vormiga, et üks linnavolikogu liige on selle komisjoni juht. Eraldi noortevolikogu spiikerist ja see võimaldab siis tuua ka noortevolikogu arvamused seaduseelnõude kohta, mis puudutavad noori, puudutavad õpilasi läbi selle noortevolikogu linnavolikogu teadvusse, tähendab see linnavolikogu liige esindab linnavolikogus seda noortevolikogu ja see oleneb muidugi inimestest, mõnikord paremini, mõnikord halvemini, on see siiski väga positiivselt töötanud, et minu meelest isegi seda kogemust võiks propageerida laiemalt. Ja lõpuks väga oluline oli minu meelest see jutt, mida rääkis siin härra Pomm ja mure on tõesti selles, et aastate pikku on see 10% ju püsinud, minu meelest see ei ole eriti kasvanud, eriti kahanenud, ma ei tea, kas ELO ka veel üldse on olemas lisaks skautidele ja noorkotkastele. Ja kui nüüd minna tõesti selle valimise langetamiseni, siis need noorteorganisatsioonid on loomulikult väga hea ettevalmistus selleks ja siin tuleks ikka midagi väga tõsiselt ette võtta, et see protsent kasvaks. Ja mul on tunne, ma ei ole küll uurimust teinud, et ma kardan, et vene koolide, vene põhikoolide ja vene keelega ka tähendab keskkoolide osalemine noorteorganisatsioonides on vist oluliselt väiksem kui Eesti koolides, nii et see on vist omaette probleem, lihtsalt kui härra Pomm omab neid andmeid, kui suur on vene õpilaste kaasatus Eesti noorteorganisatsioonidesse, siis oleks ka tänulik selle vastuse eest. Suur aitäh! Tänud, Paul-Erik. Jah, siin eelkõnelejal tekkis ka juba küsimuse, kas küsimuste vastused tulevad veel tagantjärele, siis ka mul on natuke küsimusi. Aga et võib-olla küsimused fikseerida. Meil mingisugust väga formaalset formaati ei ole, nii et võime teha nii, nagu me praegu heaks arvame. Jah, mulle eriti meeldib see tonaalsus, mis siin tekkis seoses sellega, et kas kool on päris elu ja kas haridus on ka elu või ei ole ja need asjad, see on mul ka veel kallist nõukogude ajast meeles see, mismoodi pidulikult nimetati iga kooliastme õpetajat elluastujad, eks mul alati tekkis küsimus, et kus nad seni olid oma 15. või 18. eluaastani, kas nad olid surnud või polnud veel sündinud, aga et see on nagu hea, et see arusaam hakkab laienema, et elu algab vähemalt sündimise hetkest pihta inimesel või pole see natuke varem juba. Mulle tundub, et see võtmekoht
mitte ainult nende teemade lahendamiseks, mis ühiskonna haridus, kodanikuharidust puudutavad, aga ikkagi üldse haridusprobleemide lahendamiseks on ikkagi õppekavade ja sealt tulenevalt siis ka ainekavade väga radikaalne ümberkorraldamine selle suurema integreerituse suunas. Ja mul on ka selline arusaam kujunenud, et see nagu ei ole jupphaaval võimalik, et ma arvan, et on mõistlik paar aastat edasi minna olemasoleva riikliku õppekavaga ja selle aja jooksul siis põhjalikult ette valmistada niimoodi radikaalselt teistsugustel alustel konstrueeritud või komponeeritud õppekavad just nimelt selle integreerituse osas. See tähendab ka just seda, et ühiskonnaõpetus muuhulgas ei ole eraldi asi mingitest muudest inimese eluilmingutest, sest inimene on igal hetkel ühiskonnaliige ja need, mis õpetavad teda olema ühiskonnaliige ja aktiivne või ka lihtsalt igal juhul mingis vormis aktiivne kodanik, et see tuleb tegelikult ju kooli mõistes tuleb ta kõikide õppeainete kaudu. Nii et see on nagu üks ettepanek, et võib-olla ükskord teeksime selle ära, et hakkaksime just nagu nullist pihta, nagu meil ei olekski õppekavas veel olemas ja hakkame üles ehitama ja siis vastavalt muidugi ka õpetaja koolituse süsteemi muutma samas suunas. Et teine, mis nüüd võib-olla kõlab natukese paradoksaalselt, aga mul on kerge hirm selle ees, et kui me väga ägedalt hakkame peale ajama noortele suurt ühiskondlikku aktiivsust, et see oleks nagu teatud elunorm, eks ole, et siis see võib muuhulgas kaasa tuua ka selle, inimesed on erinevad oma eelsoodumuste poolest, et mitte igaüks ei ole nagu disponeeritud sellele oma eelsoodumuste poolest, et olla hirmus aktiivne selline ühiskonnaelus ja poliitiliselt rabeleja. Ja et kui me hakkame karvupidi ka selliste teistsuguste eelsoodumustega noori inimesi või lapsi sinna kiskuma, siis elupraktika on näidanud, et sellised liiga käredad aktsioonid pigem toovad endaga alati kaasa sellise kerge selle stigmatiseerimise ohu, et kes kõrvale jääb, see on loll või umbes midagi taolist, et see pigem süvendab võib-olla siis seda passiivsust kui suuremat aktiivsust. Muidugi inimene peab olema elementaarselt ettevalmistunud, ta peab valimistesse puutuvaid asju jagama või kõik nii, aga kellelgi ei tohiks tekkida seda tunnet, et kui ma elan rahulikult oma elu, teen oma tööd ja kõik asju, et siis ma nagu ei ole õige inimene, et ma pean veel midagi tegema, et see ühiskondlik ja selline protopoliitiline tegevus, et see on nagu midagi ilmtingimata nõutavat igalt inimeselt. Et need on nagu sellised mõtted, aga paar küsimust on ka. Üks küsimus on, et võib-olla, et Madis Somelar tõenäoliselt teab kõige paremini, et missugune on see ühiskonnaõpetuse õpetajate kaader praegu vanuse lõikes ja selles lõikes, millal nad on oma kvalifikatsiooni omandanud. Ja teine küsimus, mis mind huvitab Narva noorteparlamendi suhtes, et Jana Klimenko nimetas, et noorteparlamendi liikmeid on linnavolikogu komisjonides. Et milline on teie kogemus, et kas see on selline formaalne hõivatus sinna või ikka need komisjonid ja selle kaudu linnavolikogu ka arvestab noorte inimeste seisukohtade ja arvamustega? Aitäh! Ma teeksin niimoodi, et vastan vahepeal küsimused ära, et ununevad muidu ära jutlumise käigus. Esimene küsimus lähtus Jaakult härra Pommile, mis te oskate lühidalt vastata, ja siis oli küsimus veel ka Madis Somelarile. Saate vastata ja võib-olla siis ka Jana Klimenko vastab ka omalt poolt ära. Aitäh selle küsimuse eest, et siin osalt ma oskan vastata väga täpselt mitte. Et esimene osa sellest, et kas noorteühendustesse kuulujate osakaal Eesti noortepopulatsioonist on kuidagi kasvanud, püsib see samasugune või kahanenud, siis
me siiski saame mõnevõrra rõõmustada, et see protsent 10 ei ole küll teab mis kõrge, aga ta siiski selle, ütleme, viimase 10 aasta jooksul on mõnevõrra kasvanud. Loomulikult ei ole see ülikõrge. See kõrvale tasub kindlasti nii-öelda mõelda seda ja hinnata seda, et missugune on see analoog siis teistes Euroopa riikides ja ühtpidi me siiski näeme sellist trendi, et tänapäeva nii-öelda Euroopa noor tahab jätta endale võimalikult palju vabadust ja nad alati ei otsusta selle kasuks, et siduda ennast püsivalt mõne noorteorganisatsiooniga. Samas jälle, kui me vaatame nii-öelda skautide näidet, siis hetkel me näeme, et Belgias, Suurbritannias ja meil mitmel pool on nii-öelda kuulumine noorteorganisatsiooni skautuse näol kasvutrendis, et siin kindlasti noorteühendus jätkuvalt nii-öelda on kohaks, kuhu noor võiks kuuluda ja ma usun, et nii nagu meie täna Eestis mõtleme selle peale, et mismoodi seda noorsootööd siis noorteühingus teha, et noored oleksid valmis ja liituma, et see on ka selline nii-öelda noorteühingu kvaliteedi küsimus, et iseendale nii-öelda ausalt otsa vaadata ja üritada teha kõik selleks, et ajaga hästi kaasas käia ja muuhulgas me siis täna näiteks oleme juurutamas Eestis ühte Iirimaa skaudiprogrammi. Iirimaa on mõnes mõttes üks ülieeskujulik riik just noorsootöö korralduse mõttes Euroopa Liidus ja samamoodi sealne skaudiorganisatsioon väga hästi oma tegevuse korraldanud. Aga vastates küsimusele, et kas ka vene noored kuuluvad noorteühingutesse, siis on ilmselt ENL esindajad oskavad ka täpselt öelda, kas ja milline on seis eraldi tegutsevate vene rahvusest noorteühingutega. Minu teada on paar ühingut, mis on keskendunud siis just nimelt vene keelt rääkivate noorte organiseerimisele, on ka vene koolide juures tegutsevate õpilasomavalitsuste katusorganisatsioon. Jälle oma organisatsiooni näitena saan ma olla väga uhke selle üle, et Eesti Skautide Ühing minu teada on ainukene noorteühing Eestis, mis kaasab erinevast rahvusest noori korraga ja nii meie enam kui 1000 liikmelisest liikmeskonnast circa 20% moodustavad vene keelt rääkivad noored, mis minu hinnangul on ülihea võimalus selleks, et Tallinnas elavad, Ida-Virumaal elavad ja ka mujal Eesti piirkondades elavad eri rahvusest noored ühes noorteühingus kokku saaksid ja kui nad elavad ühe toreda noortelaagri nädal aega koos, siis kindlasti see sallivus, üksteise mõistmine, arusaamine ja ma usun ka keeleoskus paraneb, nii et siin on meil omal hea kogemus olemas, aga kindlasti on potentsiaal selleks, et vene noori enam kaasata noorteühingutesse ilmselgelt meil olemas. Aitäh. Aitäh. Jevgeni soovis ka midagi lisada. Et jah, mis puudutab lihtsalt jätkates seda sama vastust, et üldiselt eks koostöö eesti ja venekeelsete noorteühingute vahel on ütleme, keeruline. Et seda on prioritiseerinud väga mitmed organisatsioonid ise, näiteks needsamad avatud noortekeskused on püüdnud arendada koostööd seal nii Jõhvi kui Narva noortekeskustega, aga ega see koostöö nüüd väga lihtne ei ole, et keeruliselt läheb. Samamoodi on ka ju siin õpilasesinduste liidu esindaja võib rääkida, et nii Noorteühenduste Liit kui ka nemad on ka püüdnud neid kontakte luua, aga eks ta on visa tulema, sest eks see eeldab ka natukene sellisest mugavustsoonist välja minemist, et need inimesed üles otsida teiselt poolt ja mõlemalt poolt ka siis nagu pingutada selle nimel, et see koostöö praktiliselt töötaks. Aga ma vastan selle küsimusele, mis puudutab kohustuslikku põhikooli ühiskonna õpetuseksamit, et üldiselt see on minu arust jälle üks nendest näidetest, et kus me arvame, et selleks, et inimesed midagi õpiksid, peab ikka kindlasti eksam olema, sest muidu nad ju midagi ära ei õpi. Et probleem on ikkagi, minu meelest on siiski kuskil mujal ja võib-olla pigem on probleem just selles, et meil on liiga palju sellist kohustuslikku ja hindavat ja karistavalt hindavaid eksameid, mis tõenäoliselt pigem pärsib omaalgatuslikkust ja iseseisvast ettevõtlikkust. Nii et ma arvan, et mure on ikkagi kuskil mujal, et kui siin toodi välja see,
et noored ei oska arutleda, nagu eksamitööd näitavad, siis loomulikult nad ei oska arutleda, kui neid tunnis arutlema ei panda. Ja siis eksamil nad seda peavad tegema. Et minul kunagi 10. klassis ajalooõpetaja käskis kirjutada arutluse 17. sajandi Inglise revolutsiooni kohta ja ma ei saanud sellest küsimusest aru, sellepärast et mida ma seal arutlen. See on ju ajalooline fakt, ma võin faktid ette lugeda, mida mul seal arutleda on. Et see ongi asi, mida tuleb harjutada, see on üks asi, mida tuleb tunnis ära teha, see, et inimesed õpivad ka faktide üle arutlema. Üldse, et see arusaam tekib, et faktide üle võib arutleda, et see eksam on minu meelest siin teisejärguline. Aitäh, nüüd on Paul Eeriku küsimused, härra Somelar ja siis Tatjana Klimenko. No ma pean korra ikka seda eksami teemat kommenteerima lihtsalt, et nagu siin see väide oli, et kui koolituse järgi ei saa lihtsalt anda õpetajale tunnistust, et ta on nüüd selle pädevuse saavutanud, siis ühe ainetunni järel peab ka nagu midagi nagu hindama või kontrollima, et ma jagan siin ministri seisukohta tõepoolest, et midagi tuleb seal ainetunnis nagu muuta, aga et saada nagu ülevaadet, et mida muuta ja mida need õpetajad seal ainetunnis reaalselt teevad, peab siis Eesti riigil läbi haridusministeeriumi olema ka endal nagu mingi viis, kuidas ta seda nagu kontrollib. Siis see teine pool, et kui see, juhul kui see on kohustusliku eksamina, siis pigem nagu eksam kui tasemetöö, sellepärast et see annab lihtsalt suuremad võimalused tõepoolest seda analüüsioskust nagu vaadata. Nüüd küsimus selle õpetajate ettevalmistuse kohta, et ma võin nüüd numbriliselt natuke või vanuse poolt natukene eksida, aga see peaks olema Eesti õpetajatel kuskil 47-48 on see keskmine vanus, ega see ühiskonna ja ajalooõpetajate juures nagu eriti ei eristu. Nüüd need õpetajad, kes on saanud nõukogude perioodil ajalooõpetaja erialase ettevalmistuse ja nii-öelda võrdsustatud magistrid, need on tegelikult päris hea ainedidaktilise pädevusega, et nad õppisid küll 90. aastatel nagu selle ühiskonnaõpetuse poole sinna juurde, aga üldine tendents on see, et nendel on nagu see baasharidus niivõrd tugev, et nendel aineõpetamisel probleemi ei ole. Sest 97 hakati ühiskonnaõpetust ainetundidest nagu reaalselt õpetama. Murekohaks on meil teine kooliaasta, et ma olen viimased 7 aastat päris aktiivselt tegelenud õpetajate täiendkoolitusega ja kui ma nagu seda gruppi inimesi või õpetajaid näen, kes on pandud nagu andma neid 6. klassi ühiskonnaõpetuse tunde, siis neil lihtsalt see erialane ettevalmistus jääb hästi tagasihoidlikuks, et kui ta läheb põhikooli lõpupoole, kus on neid ainetunde nagu rohkem, siis neid eriala inimesi ka reaalselt töötab sellel ametikohal rohkem ja üldiselt väga hea seis oli meil gümnaasiumites, sest lihtsalt koolid olid huvitatud sellest, et saada häid ka tulemusi ja seetõttu siis tugevad õpetajad olid nendesse koolidesse võetud. Nüüd ettevalmistuse koha pealt, et tänasel päeval nii Tallinna kui Tartu Ülikool siis teeb selle heaks väga head tööd, et nii Mareoja Tallinna pool kui Anu Raudsepa Tartu Ülikooli pool siis tõepoolest mitte lihtsalt ei anna ajalooõpetuse õpetaja nagu ettevalmistust, vaid ka siis seda ühiskonnaõpetuse poolt, see tähendab ka seda, et praktikat ja ainedidaktiline eripära on ka erinev, siis on ju ainukene murekoht on see, et meil on õpetajaamet niivõrd tagasihoidliku populaarsusega, et kui eelmisel aastal oli avatud uste päev Tallinna Ülikooli juures ja 5 inimest oli õpetajatena tulnud rääkima õpetaja töövoorustest ajaloo ühiskonnaõpetuse õpetajana, siis teabepäeval oli tulnud 2 üliõpilast, kes avaldasid soovi tulla õppima. Et selles mõttes oli niisugune hea tulemus, et 5 tükki said tegeleda 2, aga see on nagu see laiem murekoht juba. Et need noori on lihtsalt vähe, kes tulevad seda eriala, aga need, kes saavad ülikoolis erialase ettevalmistuse, on väga hea. Võib-olla siis peakski jutuks olnud teemat, et kaasama siis kõrvalt erinevate valdkondade inimesi nende ühiskonnaõpetuste teemade käsitlemiseks, et kui oma õpetajad ei jagu või neid ära tulla, siis tuleb kusagil kõrvalt võtta. Aga ma annan vastuseks praegu siis sõna Tatjanale. Narva noorteparlament on kogu Narva noorte jaoks hääl ning viis, kuidas nad võivad oma arvamuse esitada linnavolikogule. Seepärast meie jaoks on väga tähtis, et Narva noorte parlamendi liikmed on esitatud linnavolikogu 3 komisjonides. Need komisjonid on noorsootöökomisjon, kultuuri- ja spordikomisjon ja hariduskomisjon. Nendel on meie esindajatel on muidugi seal õigus hääletada ning seal nad tavaliselt viivad muudatusettepanekuid erinevatesse kordadesse või näiteks linna arengukavadesse. Viimasel juhul eelmisel aastal me
meie 8. koosseis tegi mitu korda muudatusettepanekuid, mis võeti vastu ning muudeti erinevaid kordi ja arengukava ka. Tavaliselt komisjonides on esitatud parlamendiliikmed, kes on natukene vanemad, mitte 13-aastalised noored, aga natukene vanemad, kes juba teavad, mis ja kuidas toimub ning muidugi saavad avalikult oma arvamuse esitada. Samuti meie esindajaid alati kutsutakse koosolekule, alati nende jaoks on erikutse, nendest ei unusta kunagi ja meid muidugi rõõmustab see fakt, et linnavolikogu ametnikud tahavad meie häält, vähemalt üritavad meie häält kuulata ja teevad kõike selle jaoks. Tore kuulda. Ma tean seda, et Jaak küsis enne sõna ja siis veel on Eldar ja Tarmo tahavad ka rääkida. Palun. Vabandust, ma ei pannud hääle. Sina olid peale Jaaku või? Okei. Siis ka nii on. Aitäh. Et mul oleks 3 märkust või 2 märkust ja 1 küsimus. Et kõigepealt ma kuulen seda kooli ja hariduse käsitlust ja kuidagi kangesti kipub pähe mõte, et me oleme, kui ajalugu meenutada, langenud trotskismi. Eks see tähendab seda, et meil valitseb permanentse revolutsiooni teooria, et hariduses on kõik halvasti ja kõik tuleb tegelikult ehitada täiesti uutest alustest alates üles. Et see härrasmees, keda ma nimetasin, seal oli niisugune ilmavaade, et elu edenemiseks on vaja kogu aeg korraldada permanentset revolutsiooni. Tegelikult me oleme üsna pika ja üsna laiapõhjalise töö tulemusena suutnud kokku panna Eesti haridusstrateegia. Ja neid asjaosalisi, kes revolutsioonile üles kutsuvad, ma kutsuksin seda dokumenti lugema, et midagi paremat Eesti üsna lai haridusavalikkus genereerida ei ole suutnud ja lootus, et nüüd kui uuesti alustada jälle nullist või tühjast lehest, et siis midagi paremat sünnib, et selle tõenäosus on väga väike. Sellepärast ma kutsuksin üles neid põhimõtteid, mis seal on suhteliselt siiski radikaalsed ja väga paljuski toetavad siin nimetatud seisukohti, et võib-olla saaks kuidagi ilma permanentse revolutsioonita. Teine teema, mis mulle muret tekitab, on see, et mitmedki inimesed, kaasa arvatud kogu see üritus, näeb nagu probleemide lahendusena seda, et kui me tekitame vastava õppeaine, et siis hakkavad kohe asjad edenema. Et meil on probleeme karjääriga, noored inimesed ja kõik tahavad karjääri teha, karjäär hästi ei edene, järelikult on karjääriõpet vaja. Ettevõtlust on meil, ettevõtlusega asjad väga hästi ei ole, majandus ei edene, on vaja teha ettevõtlusõpet. Nüüd tuleb välja, et kodanikega on kehvasti, kodanikud harimata, tuleks kodanikuharidust edendada. Et võib-olla istuks maha ja mõtleks, kas see on mõistlik tee edasi. Et tegelikult see ju sisuliselt, mida see tähendab, see vastandab tegelikult seda, mis täna koolis toimub tegelikult elule. Et tegelikus elus on midagi vaja, aga koolis ei õpetata seda, mis vaja on ja nüüd tuleb selle kooli sisse, mis meil on, teha veel teine kool, mis hakkab elu õpetama. Et see ilmselt ei ole lahendus. Aga 3. teema on minu meelest kõige olulisem. Et ma olen olnud nagu sellest ajast alates, kui see teema valimise alandamine või isegi kõikidele lastele valimisõiguse andmine üles on kerkinud selle pooldaja. Aga see, mis ma täna kuulsin, tegi mind väga-väga murelikuks. Et me võime ju sõita üle sellest ühiskonnaõpetajate arvamusest, et 2/3 on vastu, 1/3 on poolt. Me võime eitada ja olla nii-öelda revolutsioonilised ja arvata, et see, mida ühiskonnaõpetajad ütlevad, et 2/3 noortest ka ei ole väga veendunud, et seda vaja on ja 1/3 tahab seda. Aga niisugustes küsimustes, mis ei ole, ütleme tehnilised, mis ei ole otsused, millest midagi väga ei sõlta, mis on tegelikult põhiseaduslikud küsimused, et põhiseaduslike küsimuste puhul, kui see olukord on niisugune, veel kord, me ju lõpuni ei tea, eks ole, et siis 2/3 üle sõita on minu arvates väga tõsine viga.
ja sellepärast ma arvan, et tasuks tõsiselt mõelda, enne kui otsustama asuda üldse. Et kas korraldada mingisugune usaldusväärsem uuring või midagi, et põhiseaduslikes küsimustes 1/3 enamusega 2/3 oma soovi peale suruda. Ma arvan, see ei ole hea praktika, et meil on siin viimasel ajal seda teed pidi oleme me julgesti läinud, pioneerid ja lippude lehvide sees ja lollid, kes aru ei saa, siis lohisevad järel, aga võib-olla on mõtlemise koht. Ja sellepärast ma küsiksingi tegelikult just Üliõpilasesinduste Liidu käest, et kuidas te ise tajute, et kuidas need õpilased tervikuna ise ikkagi arvavad? On nad siis tulihingeliselt selle poolt või kuidas see suhtarv võiks tegelikult olla? Aitäh. Kena, need numbrid, mis sa rääkisid, et 2/3, mind küll nii väga ei veenud iseenesest, aga see on nüüd minu arusaamine, et nende numbritega ringi käimisel ja nende põhjal kategoorilisi hinnanguid andes tuleb vist olla mõnevõrra ettevaatlik, aga Liisa-Lii, sul on mingi teistsugune vaade. Egert, võtame siis vastuse ära. Aitäh küsimuse eest. Kuidas olukord on see, et väga siuke kriitiline või nagu kõik ei ole poolt, aga samas kõik ei ole vastu. Aga mis oli märgata on see, et vastuargumendid on tugevamad, aga poolt ollakse rohkem. Ehk siis kui küsitakse, miks sa oled poolt, siis ei osata nii palju öelda kui see, kui küsitakse, miks sa oled vastu. Ja teine asi, mis ma välja tooks, on see, et tegelikult meil ei ole samamoodi tehtud korralikku uuringut, ehk siis me ei ole küsinud õige valimi käest ja kaasasime keskeltläbi siis, meil oli 91 delegaati, kes olid kohal ja palusime eelnevalt teha ka koolides väike uuring, aga seda tegid vast 3-4 kooli, kes siis selle õpilaste üldise arvamuse poolt vastasid ja ma olen nõus sellega, et tuleks teha ka siuke vähe pädevam uuring. Aitäh, on midagi veel vastamata. Liisa-Lii, ole hea. Aitäh, tänan omalt poolt ka kõiki esinejaid, tegelikult oli väga huvitav ja väga informatiivne, eriti meeldisid mulle noorte ettekanded ja õpetajate jutule ma lisaks juurde siiski ka selle kirjaliku kokkuvõtte, et siin lõpus on konkreetsed ettepanekud, kuidas sellest 2/3 saaks vähendada seda osa ja need on väga arukad. Nii et seda tuleks meil kindlasti fookuses hoida. Ja tunnistan, et olen olnud ka selle idee tugev toetaja, aga see, mis siin räägiti, andis väga palju informatsiooni ka selle kohta, mida ei räägitud või milliseid punkte ei puudutatud. Ja soovitan näiteks vaadata neid õpikuid, mis olid Eesti Vabariigis kasutusel enne teist maailmasõda, isegi enne 38. aastat, eriti 20. aastate õpikuid ja ühiskonnaõpetuse integreeritud osa sealt. Et kui me mõtleme, kuidas siis käsitleti, ma ütleks, see oleks siis aasta 2020 ilmselt Eestis, kui moodne ja kui kõikehõlmav oli see ühiskonnaõpetuse vastutustunde, ühiskonnaprotsessidest arusaamise õpetus Johannes Käisi õpikutes, siis võrreldes nende tänaste võimalustega, mis õpetajatel on ja mida on ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate selts ka väga selgelt välja toonud, on see erinevus muljetavaldav. Et tõenäoliselt tõesti see sõnum, mille vähemalt mina sain, on see, et okupatsiooni aja mõjud ilmselt ulatuvad veel mingeid kombitsaid pidi meieni, et me ei suuda seda teemat nii vabalt ja nii põhjalikult võtta, kui inimesed suutsid seda teha tegelikult enne teist maailmasõda. Aga mul on 2 konkreetset küsimust, et ajaloo- ühiskonnaõpetuse õpetajatele, kui ma seda kokkuvõtet lugesin, teie ettekannet kuulasin, et kas gümnaasiumis toimub siis mingi hüpe. Et natukene tuli teie jutust välja see, et
põhikooli lõpetajad ei ole veel piisavalt valmis ja terve see probleemide rida, et aga kas siis gümnaasiumi jooksul toimub mingi hüpe, milles see hüpe täpsemalt seisneb ja kas seda hüpet, mis gümnaasiumi jooksul toimub, oleks võimalik kuidagi ära kasutada siis ka põhikooli osas. Ja teiseks, ma olen veidi nõus kolleeg Jaak Aaviksooga, et neid kõiki üksikuid aineid ritta seades me ei saavuta võib-olla sellist tulemust. Põhjamaades on seda asja lahendatud suhtlemisõpetusega, mis hõlmab siis inimese kui üksikindiviidi muutumist kollektiivseks indiviidiks ja kuidas seda on võimalik saavutada ainult suhtlemise kaudu ja see aitab päris paljusid küsimusi lahendada, et kas see võiks olla näiteks lahenduseks ka Eestile, see on siis tõenäoliselt küsimus ministrile, aitäh. Konkreetne küsimus, et vastame ära kohe. Gümnaasiumi, siin on lihtsalt see tagataust õpilase õpivõimekuse juures ja üldse kasvatusteaduslikul lähenemisel, et millisest vanuse hetkest on õpilane teatud mõisteid võimeline üldse nagu hoomama. Et näiteks 3. või teises kooliastmes on mingid abstraktsed mõisted, mida tal ei olegi mõtet õpetada, sest ta nagu ei suuda mõista seda tausta. Ja me oleme seadnud endale gümnaasiumi lõpuks ju selle eesmärgi, et selline terviklikkus või maailma terviklik tunnetamine kujuneb siiski gümnaasiumi lõpul. See on nagu õpitulemuslik eesmärk, mida me oleme nagu taotlenud. Et ta põhikooli raames tõepoolest omandab teadmised, aga ta kipub teatud tendentsidest lähtudes mõtlema või seda, kuidas mõtlema nii, nagu on teda õpetatud mõtlema. Et ta võib kopeerida oma mõtlemises enam oma õpetaja seisukohti või oma kaaslaste seisukohti. Et gümnaasiumi astmes lihtsalt selle inimese lihtsas keeles aju on nagu rohkem arenenud, ta võtab seda õpet natukene sügavamalt, tal see võime aru saada on sügavam. Ja loomulikult 70 tundi ühiskonnaõpetust, aga kogu sellise koolidemokraatia või kogukonnas oma aja kasutamine kursuste süsteemis, hoopis teistsugune planeerimine ka nagu täiskasvanuks saamine, et see kõik märkimisväärselt nagu soosib. Aga loomulikult on see, mida me ka välja tõime, et kui me jagaksime enne valimiskasti juurde jõudmist lehed kätte kõikidele valijatele, esitaksime küsimused, mida sa valid ja mitmeks aastaks sa valid. Et siis ma arvan, et me võiksime osadelt need lippikud tagasi korjata ja öelda, et ei ole mõtet. Et tudeeri, et jah, aitäh. Aitäh ja Jevgeni, sul oli küsimus. Ja aitäh, ei, ma olen väga nõus sellega, et iga välja arendamata pädevuse jaoks või selle kompenseerimiseks ei ole vaja uut õppeainet, aga see puudutab minu meelest ka seda samad suhtlemisõpetust, et suhtlemisõpetus on ka selline asi, mida võiks tegelikult õpetada ka teistes ainetes. Et kui siin tuua paralleeli ettevõtlikkuse õppega, siis seda siin taaskord eelmine nädal siin samas arutati, et loomulikult see esimene kõige lihtsam soov on see, et teeme ettevõtlusõppe, teeme kõigile kohustuslikuks, et küll siis asi laheneb. Et tegelik probleemi hakkab hoopis kuskilt mujalt ja seda on ka uuringut näidanud, et meie õppeprotsess tegelikult ei ole piisavalt ütleme iseseisvat tegutsemist soosiv, kui me vaatame näiteks pikemaajaliste õppeprojektide siis osakaalu põhikoolis, siis ta on meil üsna madal. Kui me vaatame, kui palju meil tehakse väiksemates gruppides siis tööd tundides, siis see osakaal on meil ka üsna madal. Et sealt tulebki see suhtlemisõpetus, kui nad omavahel suhtlevad, et ei ole niimoodi, et õpetaja räägib klassi ees ja kõik ülejäänud kuulavad, et selles mõttes on neid kohti, kus õpilased saaksid ükskõik mis tunnis, igas tunnis põhimõtteliselt, kus me saaksime kasvatada õpilasi rohkem oma õppeprotsessi eest vastutust võtma ühelt poolt ja teiselt poolt ka teistega suhtlema, arendama välja oma juhtimisoskuseid ja nii edasi teiste õpilastega koos. Et neid võimalusi on tegelikult kõikides tundides ja ma olen täiesti nõus sellega, et see ei ole mingisugune revolutsioon, vaid see on kõik need eesmärgid on elukestva õppestrateegias on tõesti kirja pandud. Aga küsimus on nüüd sellest, et kuidas kõik need muutused tegelikult praktiliselt klassiruumi jõuaksid, see on see väljakutse. Panna niimoodi asi püsti, et me ootame, et ühel hetkel iseenesest õpilases või noores toimub küpsemine ja siis äkki kusagil mingil hetkel on ta kuidagi iseenesest küps mingi positiivse teadmise päheajamise kaudu, et see ilmselt ei tööta päris hästi. Ja pigem ma näen seda
meie arutelu probleemi selles, et mitte see positiivne teadmine ei ole niivõrd, selle ülekandmine ei ole oluline, kuivõrd see õpetamise metoodika, mida me siis koolides kasutame, et arutleme avaliku elu üle, erinevate voorude üle, õpetame argumenteerimist, teise inimese ärakuulamist ja edasi, sellest on ilmselt puude ja seal tuleb mingisugune väike pööre teha. Aga see on minu arusaamine. Eldaril oli ka sõnavõttu soovi ja siis on ka Tarmo, eks ole. Aitäh. Mina tahan natukene lisada sellele, millest rääkisid esindajad noorte parlamendist, sest pärast Paul ja minister aktualiseerisid mõned osad. Esimene, kuidas üldse ilmus otsus, et kaasata parlamendi liikmed alaliste komisjonidesse volikokku. Ja toimus see niiviisi, et esimene parlament oli korraldanud istungi formaadis nagu volikogu istungit läbi viib ja volikogu andis nendele ekspertistatuudi ja linnavalitsus pidi väga tõsiselt ennast valmistuma ette, nagu ka noored. Ja praktiliselt tulemus oli selline, et kuskil 4 küsimust, mida püstitasid noored, nad olid võetud komisjonidesse ja linnavalitsusele edasiseks tööks ja peale seda oligi otsus, et kaasata noori juba alaliste komisjonidesse. Ja mitte üks kord oli selline nagu sellises formaadis nagu istung. Teine, kui rääkida nõrgast suhtest, millest nagu minister ütles, meie hulgas siin istub haridusministeeriumi esindaja härra Schlömmer, kes oli Narva noorte parlamendi esimene spiiker. Tema veel esindab ka oma kolleegi haridusministeeriumist Anna Kivimäe, kes oli Narva noorte keskuse esimene direktor. Selles mõttes meil on väga head suhted. Ja vist ei saa nagu ütelda, et nagu midagi võiks nagu siin puutuda. Lisaks ma tahan ütelda sellest, mis härra Raik rääkis suhtlemisest. Et praegu paralleelselt ju parlamentaarid ka tegelevad ka rahvusvahelise debattklubis juba mitu aastat. Selles mõttes nad ka peavad väga hästi õppima, kuidas neid debatti läbi viia. Ja nad mitte ainult linnas on, Eestis, on väljaspool, see on Euroopas, see on Aasias, praktiliselt see on väga hea kogemus. Ja viimane, mis ma tahan ütelda, see, et 15 aastat parlament juba töötab ja sellega nende inimestega juba arvestavad koolis, arvestavad kooliõpetajad. Nad juba ei saa niisama vaadata neid nagu, nii nimetatud nagu tavalisi õpilasi, nad tulevad hoopis teise kogemuse, hoopis teise oskusega, hoopis teiste, ütleme, ambitsioonidega vist ei ole õige sõna, aga praktiliselt nad pretendeerivad juba teadmist hoopis teiselt tasemest. Selles mõttes see aktuaalsus on, aga ma olen Jaak Aaviksooga nõus, et meil on vaja väga hästi ennast valmistada, kui teha esimese sammu. Aitäh. Aitäh selgituses. Narva kogemus näitab, et saab küll. Ja see 15 aastat on päris tõsine argument, et näidata, et see ei ole üks puhang, mis läheb üle, aga see kestab ja noortel on tekkinud kaal ja kaasarääkimiskogemus ja õigus. Ja sellega arvestatakse. Tarmo. Aitäh. Kõigepealt sellest põhiseaduse muutmisest, siis ma olen algusest peale selle vastu olnud ja ma ei näe sellel asjal nagu mõtet ja põhjust, sest noored ise ka räägivad, et nad pole selleks valmis ja seda teed ei oleks nagu vaja minna. Aga see, mis Narva näide on, siis see on üks konkreetne näide, kus noori võib kaasata maksimaalselt. Esiteks, need noored saavad olla valijad, nad saavad olla valitavad ja läbi volikogu komisjonid nad saavad ka reaalselt igapäevaselt volikogu töös ehk kohalikus elus kaasa rääkida. Ja teadnud seda, et Narva noored meid toetavad, siis Keskerakonna fraktsioon on sisse andnud eelnõu, mis peaks jõudma varsti siia komisjoni, kus me tahamegi seadustada selle, et noorte volikogude esindajad peaks olema kaasatud igasse komisjoni.
ja see annaks ka otsese väljundi noortele, et nad saavadki kaasata, et nende, ütleme, et selle põhiseaduse muutmise puhul oleks ainult see, et noored annavad hääle ära ja nende igapäevast arvamust tulevikus vaja ei lähe, sest see on ühekordne aktsioon, anname nüüd poliitikule hääle ja sellega see ka lõpeb. Aga kui rääkida kohalikust noorte parlamendist ehk noorte volikogust ja nende väljundist, siis mina arvan, et see ongi see reaalne väljund ja see annab ka noortele võib-olla sellise võimaluse ja stiimuli kohalikus elus kaasa rääkida, sest nad näevad, et nendega arvestatakse. Ja ma loodan, et siis Riigikogu parlamendi fraktsioonid toetavad meie eelnõud ja see saab seaduseks ja siis ei ole vaja oodata aastat 2017 ja ehk 2 korda siis Riigikogus põhiseadust püüda muuta, või see võib siis juba järgmisel aastal jõustuda, kui me selle suudame koos ära seadustada, et noorte esindaja peaks olema kaasatud igasse volikogu komisjoni. Aitäh! Aitäh, Tarmo! Üks ei välista teist. Need saavad rahulikult koos toimida. Peep tahab öelda. Et Tarmo jutt ärgitas. Mina olen veendunud pooldaja, et noored loomulikult võiksid minna varem valida ja kohaliku elu küsimused on selleks liiga tähtsad, et neid kindlasti kaasata. Aga nüüd selle Tarmo jutuga, siis mul on küll siuke tunne, et sellist kaasamist tehakse eelkõige siis nendes omavalitsustes, kus prevaleerib üks poliitiline jõud. Mina näeksin küll seda, et Eestimaal ei oleks väga suures ulatuses fikseeritud volikogu komisjonides kohti. Ma ei tea, kas noortele, puuetega inimestele, vanadele üle 75 aasta või üle 60, nagu mina olen. Ja nii edasi, mustadele, valgetele, sinistele, punastele. Vaid mina eeldan, et Eestimaal on normaalsed poliitilised jõud ja kohalikel valimistel ka erinevad valimisliidud, mis koonduvad teatud eesmärkide saavutamiseks. Ja nad täiesti loogiliselt kaasavad sinna ka noori ja läbi selle jõuavad noored kohalikesse volikogudesse. Need kardinaalselt erinev seisukoht armust. Aitäh! Nii, aitäh! Ma pean kahetsusega osutama kellale, et kui keegi soovib öelda repliiki, siis repliikis on ühelauseline või kaks lauset maksimaalselt. Aitäh, et see suhtlemisõpetus Põhjamaades on just nimelt selleks, et õpilased õpiksid suhtlema erinevas vanuses inimestega, et kui minister tõi välja, et nad õpivad omavahelist suhtlemist õppetöö käigus, siis see on tõesti võimalik olemasoleva programmi raames, aga millest kõvasti jääb puudu. Ühiskonna kui terviku mõistmisel on siis, kuidas käituda endast väiksematega ja kuidas käituda endast vanematega, kuidas need asjad kõik kokku jooksevad. Aitäh! Et kooli avatuse kohta võiks olla märksõna siis see sisehindamine, mis 2008-2009 oli väga aktuaalne teema, kus olid ka kooli nõunikud, kes valmistati ette, et seda süsteemi oleks võinud tugevamalt nagu jätkata, et siis oleks seda kooli selliseid põhiväärtusi on kergem ka juurutada. Ja siis see, mis on kõneldud nende õpetajate praktikasest, et tõepoolest meil on see selliseks Achilleuse kannaks, et õpetajad käivad koolitustel, tundides on vähe seda rakendamist ja siin tegelikult tuleb ministeeriumit tunnustada, et ministeerium on tõepoolest nagu vähemalt läbi meie seltsi küll seda raha andnud. Ja üks asi veel, et ega see faktiõpe ei ole ju nagu halb, küsimus on see, et see peab olema tasakaalustatult siis oskuspõhisõppega, et ma rakendan seda. Ja viimane mõte on metoodikast, et varem Eesti riigis olid ainenõukogud, mis andsid õpiku autoritele või ülikooli õppejõududele, kes õpiku autorid väga head metoodilist nõu, praktilist nõu, kuidas didaktilised õpikud üles ehitada, et need kaotati ära. Et tegelikult see õpik on täna selle ühe autori, paari metoodiku ühistöö, et see ainenõukogu oli enne suurema väärtusega. Aitäh! Tarmo Sooga repliiki, jah. Kui hea kolleeg Peep mind nagu hea sõnaga meelde tuletas, siis ma ütlen, et ei ole see ühe erakonna programmis noori kaasata kohalikku ellu, et see peaks olema kõikide erakonna programmis. Ja ma ütlen, et see, et seadustatakse see võimalus noortele kuuluda kohaliku omavalitsuse volikogu komisjonidesse, peaks andmagi noortele selle säde ja initsiatiivi, et nad hakkavad kohal peal tegutsema. Kui me seda võimalust ei anna, siis võime ju põhiseadust muuta, aga see ongi, et algtasemel alustada noortega aktiivset tegevust. Aitäh! Minu teada see võimalus on ka praegu olemas, aga
Nüüd ma annan lõpusõnaks kolleeg Laurile sõna. Vabandust. Siin oli jutt uuringutest ja härra Aaviksoo rääkis just põhines sellele uuringule, mis need ühiskonnaõpetus õpetajate seas. Uuringud oleks vaja kindlasti teha, aga oleks vaja määrata kindlaks grupp, keda uurida. Minu jaoks ei ole need ühiskonnaõpetus õpetajad, minu jaoks ole nad ka 16-18-aastased lapsed ja kindlasti ka mitte pensionärid. Mind huvitaks tegelikult 18-25 või 18-30 aastaste noorte arvamus selle kohta, kes on ise selle äsja läbi elanud. Aitäh, Jaak. Head kolleegid, austatud külalised ja huvilised, kes jälgivad meid interneti vahendusel. Minu arvates on olnud väga sisukas ja asjalik arutelu täna. Kokkuvõtteks nii palju, et rääkides kodaniku haridusest ja kodaniku ühiskonna arengust, siis minu jaoks joonistub siit välja 2 sellist suuremat sammast. Et üks pool on kõik, mis puudutab haridust ja taustatööd ja teine pool, mis puudutab reaalselt siis praktilist tegevust, noorte kaasatust ja aktiivsust noorte organisatsioonides, noorte endi seisukohtade väljaütlemist ja nende seisukohtade eest seismist ja võitlemist. Et rääkides hariduse poole pealt, siis tõepoolest siin midagi väga revolutsiooniliselt uut täna minu jaoks ei tõstatanud. Kõik need teemad, mis hariduse reformimisest või kaasajastamisest on laual olnud, rõhutati täna ka üle ja tõepoolest see, et ühiskonnaõpetuse ainekavasid tuleks kaasajastada, kohandada vastavalt sellele, et me üritame põhiseadust muuta ja noori kohalikele valimistele laiemalt kaasata, karjääriõpetuse sissetoomist ja nii edasi, kindlasti oluline ja ma usun, et ka Haridus- ja Teadusministeerium ja kindlasti me Riigikogu poole pealt ka sellel hoiame silma peal. Ainetevaheline integratsioon loomulikult ääretult tähtis, mitte ainult ühiskonna ainete integreerimine läbi teiste ainete, vaid ka kehalise kasvatuse ja nii edasi, et ained peaksid olema omavahel tihedamalt lõivitud kindlasti. Loovuse ja faktide omavaheline seos või faktide pealt rohkem loovuse peale üleminek on olnud samuti teema ja päevakorral juba mõnda aega. Kindlasti me peame selles suunas liikuma, et meie õppekavad arendaksid rohkem loogilist mõtlemist, analüütilist mõtlemist ja nii edasi. Mulle väga meeldis Lele Luubi poolt välja toodud õpetajahariduse temaatika, mida me oleme ka komisjonis mitmel korral käsitlenud ja meie jaoks on see olulisel kohal, mida saab minu arvates senisest veelgi paremini teha, rääkides sellest, et tagada meie õpetajatele, kes õpetavad näiteks venekeelseid noori, et nendele täiendava koolituse tagamine pluss siis ka nendele vastavate õppematerjalide tagamine ja üldse taristu arendamine laiemalt hariduse valdkonnas minu arvates ääretult tähtis. Nii et haridusblokk ühelt poolt on see üks kandev sammas. Teine, nagu ma mainisin, on siis noorte kaasalöömine noorteorganisatsioonides. Väga hea, et omalt poolt rääkisid oma kogemusest nii skaudid kui ka Narva noorteparlamendi esindajad. Aitäh teile selle eest. Oli väga huvitav kuulata. Lisaks kaasalöömisele noorteorganisatsioonides meie ülesanne peab olema kindlasti noorte kaasamine ka laiemalt ühiskonnas tervikuna ja selleks on just valimisea langetamine 16 eluaastale kohalikel valimisel minu arvates väga hea üks täiendav võimalus, aga just nimelt üks täiendav võimalus, mis ei välista seda, et noored ei peaks olema senisest aktiivsemad ka noorteorganisatsioonides, nii et kahtlemata ma usun, see valimisea langetamine aitab noori ühiskonnaelus veelgi aktiivsemalt kaasa rääkida. Mulle meeldis Kristjan Pommi mainitud vabatahtlike kasutamine senisest enam, et ka koolispordiliidus me üritame neid noori, kes täna on spordist eemal, vabatahtlikkuse alusel rohkem kaasata ja ma arvan, et mis iganes noorteorganisatsioonist me räägime, on see spordiorganisatsioon, on see õpilasomavalitsus või mis iganes skautlus, siis vabatahtlike kasutamine on märksõna, millele tuleks rohkem tähelepanu pöörata, et see on ääretult tähtis minu hinnangul. Ja siin all kaks märksõna, millest ma alguses ka rääkisin, et kaasatus ja koostöö, et Narva noorteparlamendi näitel minu arvates väga hea, et te teete kohaliku linnavolikogu koostööd, et teie ettepanekuid oodatakse seal ja need reaalselt ka jõuavad siis arengukavadesse ja teistesse strateegilistesse dokumentidesse, et teid kindlasti saame tuua heaks näiteks tulevikus ka teistele. Ja lõpetuseks kindlasti oluline läbi selle noorteorganisatsioonilise tegevuse on see, et noortel kujuneks oma maailmavaade, omad seisukohad erinevates küsimustes
ja ma olen täitsa veendunud, et üheskoos oma sõnumit välja öeldes on see sõnum tunduvalt võimsam kui üksinda seda tehes. Seetõttu ongi noorteorganisatsiooni kuulumine minu isikult ka minu jaoks olnud elu jooksul, kui ma olen noorteorganisatsioonisse kuulnud, olnud see tegur, et ma suudan oma sõnumit reaalselt kohale viia palju paremini kui üksinda kuskil hüüdjana kõrbes karjuda. Et oleme saanud palju häid mõtteid täna, aitäh teile, kindlasti kasutame neid mõtteid valdkonna arendamiseks ka tulevikus ja ma usun, erakonnad said siit ka palju ideid järgmise aasta 1. märtsil toimuvateks Riigikogu valimisteks oma valimisprogrammi, nii et suur tänu ja kohtumiseni. Ma palun, et kultuurikomisjon jääks korraks veel siia, meil on paar sisulist otsust veel vaja teha.